Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, pohmellipäev, podcast, pohmellipäev. Tule see, et sul on lihtsalt mingi full fresh kõrvaklapid asjad üleval. Kus me oleme Euronixi kontoris või? Ma olen väga järelturu usku, sellepärast ma hoian karbid alles, sest ma olen ise palju asju ostnud kasutatuna. Ja siis sa saad panna vähemalt, kui sul on 5 sotine asi, saad vähemalt 50 otsa panna, kui sul on karp otsas. Ka alles näed. Siis on nagu... Päriselt ka? Ei, siis ta näeb legitim välja, kui sa ostad kasutatud kaamera ja karp on koos juhendiga kile ümber, juhtmed ka sama. Sa võid kile ka veel ümber või? Sa teed seda, kus sa ei ütle, et see on kasutatud. Mul siin üks teada oli üle. Mingi üks kurvemaid asju, siis kui COVID hakkas läbi saama, siis hakkas tekkima neid, et terve podcasti tehnikasetid hakkasid müüki tulema. Facebook Marketplace'is oli nii, et või streami setid, nagu inimesed olid nii, et okei, peab sellega jätma hüvasti, vaatame reaalsusele otsa. Ja sa olid, sul oli see, et I've hit goal. Tead, kui sõela põhja pealt tuleb välja. Siin pole mulli isegi sees. Ja, ma naersingi, et sa mulle kohe selle andsid. Aga ei, kus juures, see on mu lemmik. Mul on ka. Sellepärast, et see on nii loll, et ma olen täpselt see tüüp. Aga ma kunagi, vaata, ma jõin hullult palju Coca-Colat. Ja sest mulle meeldis see ja ma tahtsin kodus alati, et oleks mingi purk, et ma saaks seda lihtsalt avada. Ja mul oli vahepeal isegi see, et päev on nagu ära tehtud, on ju. Kõik on hästi, 0 cravingut, aga siis näed seda purki ja ma tahan seda ja ainult üks essalunks on. Ja siis vaata, ma proovisin sitaks mingi need Borjomi veed, siis mingid, vaata, mis tulevad purkides nagu. Need, mis seal veel on, see mingi Perrier. Ja, Perrier. Aga need on kõik nii nagu magusad. Ja see, liquid death. Liquid death. Mul oli, oota, see... Ja see on nagu päris vesi. Ma olen soovitan mingisuguseid energiajooke sõpradele. Ütlen, et see on jumala hea, see on 0 kalorit, see on jumala hea, zero sugar. Ja siis tüübid on nagu, what the fuck, mida sa jood? Nagu, mis maitse meeled, mis sul balletiga juhtunud on? Aga siis ma saan aru, et mul on see, et kui mul jääb mingi monster või kuradi kalt jääb 10 sekundiks seisma, siis ma enam ei taha. Mul on see, et ja essa emotsiooni pealt purk tühjaks. Ja siis kiirelt pead tühjaks jooma, see ongi trikk, kui sa, ma ei ole neid suuri kämme pannud rekkima, nii et see on hea. Ma panen need ka siis. Ära nagu üldse stressa. See on hea, et sul on plaksud ja asjad tehtud. Me võime niisama ka hängida, mul sõnus pole vahet. Üks juba rekkis. Mul on back-upiga, teine süsteem rekkis. Okei. Ja too see rekib sul kogu aeg. See on see P-Didi kaamera, mis sul on. Jah, leverage. Nii, selle plaksu pealt saime 4K-sse minna, Ja me oleme rollinud terve aeg lihtsalt. Just. Vaata nüüd igaks üks jälle paranoia. Eile salvestasin ka ühte, kõik oli ideaalne ja nüüd täna ikka mingi sitt, Nii. Aga sa panid eile kõvasti jooki ka või? Juhtus jah, et oli ju vaja tähistada, sest et Sander oli linnas. Ja, seda küll, seda ei juhtu tihti. Täiesti nagu, tead mõni on siuke... Vähe osadel inimestel vaja on, et tähistada. I love it. Mõni on siuke pullpohmell on ju. Täna oli häbipohmell, täna oli see, et nagu sul on nii, et nagu mida? Sest et ma ei mäleta, kuidas ma koju sain. Ja kuule mul oli ärgatus seda jutu sa võid Kristelile rääkida, ma tean väga hästi, et sa mäletasid kõike. Ja mul ärgatus oli kõht üllatavalt tühi, tavaliselt ma tellin ikka midagi on ju. Siis võtsin Woldi äppi lahti, vaatasin order history't, ma olin kell 3 tellinud, aga knockouti jäänud ja tõenäoliselt kuller lasi kella mingisugune pool tundi. Nii et ma otsin kodu läbi, mul ei ole Maci prügi kuskil nagu. Ehk siis ma tellisin Maci ära, vaata mis võtsin. Seda pole mul elus esat korda see juhtus, et ma ei kuule nagu, et ma tellin ja ma ei kuule ja ma olen nii nokkis nagu. Kolmapäeval, mõnus, Hillist Mökus nägime, kuidas üks endine või praegune Riigikogu liige filmis inimeste jalgu, mul on video ka sellest. Päriselt või? Nad olid leti peal ja siis tüüp käis niimoodi. Oota, aga kes? Ütleme, et tema... Ei, sa ei saa välja bliipida. Igaks juhuks jätame. Okei.
aga noh, et selles mõttes keegi polnud palja jalu, mis on veider. Tal on mingi äkki jalanõu fetiš hoopis. Seda küll vaat, mis fresh kiksid kõigil noortel on. Nice. Mul on hiljem vaja kategoriseerida. Sul võiks ka ketsikaamera peale, fila ketsi pole täna jalas. Shit, aga need on customid. On customid, jah. Pere tellis mulle mingi, ma lähedale ei näita sulle, aga siin on nagu Mattias Naansid on siin kirjas. Nike'ilt sai kunagi kodukalt tellida, et paned oma teksti peale, oma pattern'i. Väga lahe, jaa. Ja siis oota, kus sa käid nendega? See on sussid mul. Tantsupeol või? Sussid. Need on väga siuke mingi rahvuslikud. Aga see oli mingi... See oli veel enne Kristeli aega, enne eel Kristeli aegne kink. Nii et jalg tõesti ei kasva, kui sa oled üle 25. Et nagu siis jalanud, mis oli enne Kristelit ja Louis Capaldi särk. Jah, mis on Heartbreak Man. Silmad on paistes. Kui ma tulin siia ruumi, istusid akna lahti lihtsalt. Välja lülitanud robot. Tead, kui sul see muruniitmisrobot nagu laadimispunkti sõidab tagasi. Just oli fun. Just tegin ringi. Ma vaatasin, ma tellisin McDonald's sõlest 3.21. Väga julge ka selle omast. Delivered 3.45, siis ma olin full pass out juba. Selge. Double Big Tasty Large Meal. Miks ma topelt? Issand jumal. Oota, ka Double Big Tasty, kas see on nagu see... Topelt liha lihtsalt. Disgusting. Double Big Tasty, aga Coke Zero. Sest et ikkagi figuuri hoiame. Sour cream ja Big Mac is always a good idea lisaks veel. Kokku 34 €. On jah. Delivery 4 €, service fee 82. 34 € asja eest, mida ma ei tarbi. Aga mis näitab nagu, et sa ikkagi suutsid nii palju mõelda täiesti ladras peaga, et Coca-Cola või? Zero. Selle võtame Zero. Kusjuures vaata see ükskord mul oli ka, ma käin nagu suht harva vaata niimoodi retsilt joomas. Ja siis mul oli ka nagu tuumapohmakas, ülihalb olla. Nüüd mingi paar kuud tagasi või midagi oligi mingi Ari ärasaatmispidu või midagi. Tead küll neid ärasaatmispeod, mis olid iga päev kogu aeg. Ma nüüd lähen One night only. Aga siis oli niimoodi, et seda mul oli hommikul nii halb olla ja ma olen alati see vend, et ma muidu olen nagu mingi salat või mingi asi, kui mul on paha. Aga mul oli nii paha olla, et ma ei jaksanud tehagi midagi. Siis ma mõtlesin nagu sinu peale. Ma olin kohe mingi, kes on mu tutvusringkonnast, kes on mulle nõu andnud äkki, kas mul on kuskil mingi see. Ja siis mul oli see, et sa tellid hommikul Hessi või Mäkki või midagi. Ja siis ülisid diivani peale, vaata, panen tellimuse sisse. Vaata, ta kohe pakub ka. See pakkumine, boom. Big Mac, mingi asi, kombo, panen. Go, saada mulle. Tuleb kohale, vaata, ja siis hakkan sööma, on ju. Ülihalb olla. Ja siis haaran seda jooki. Ja vaatan nagu, et võtad selle kätte ja vaatan natuke jiggle'it niimoodi. Siis saada, nice. Jääd ei ole. Ei nagu mida ma tahan. Mulle ei meeldi aga see. Ma olen mingi, oh my god, ma ei pannud isegi tähele, et ma neilisin tellimuse. Ja võtan lonksu ja see oli fucking see Fuse Nesti pask. Mingi mahl või asi. Ja ma olin lihtsalt ja ma olin lihtsalt never again. Ja ma ei ole peale seda Mäkki tellingi. Siis ma olin nii löödud, sest kui sa ootad seda freshi Coca-Cola maitset. Ja oh my god. Ei saa. Ei, see oli horrible. Ja ma ei suuda teha enam sellist asju. See kuidagi bum out'is mind. Aga mul veel tõenäoliselt rääkin siin, aga see Sigmar, kellel AI töö ära võttis, on ju, temaga jõime millalgi ja siis... Ja ta nimi on Sigmar? No tegelikult ei ole, aga... See ongi nimi on passis, ongi lihtsalt Sigmar. Ma lihtsalt tean ühte tüüpi, kes oli Sigmar trennis kunagi. Ja siis ma panin talle hüüdnime, tegelikult ta ei ole Sigmar. Okei. See on lihtsalt alavääristad. Jah. Panen sita nimed. Ei, ma mõtlesin alles, et see on selle ametipulga nimi. Et ta on nagu see okay. Stan kirjutab mulle vaata kogu aeg. Kuule, meil on ka oma Sigmarit vaja. Väikse tähega. Ja siis ma olen nagu mingi, et ma olen suht kindel, et see on selle tüübi nimi nagu. Aga samas ma ei tea, aga võib-olla ma olen nagu väga missinud beat'i. Aga ta ei ole nagu see tase, kus ma tahaks googeldada, vaata. Ma olen ise hullult veendunud, et see on ta nimi. Aga näed, see on hoopis mingi teise tüübi nimi. See on nagu, kui sa oled köögis kunagi töötanud või kuskil. Siis on see inimene, kes nõude ja pesi ja teda kutsutakse lihtsalt nõudekaks. Nõudekas. Ta on ka inimene. See Sigmar. Temaga jõime siis ta jäi ööseks minu diivanile, sest me olime nii pass out'id mõlemad.
ja siis ma tellisin meile mõlemale Hessi hommikul ja siis ta oli nagu nii, et hiljem julges tunnistada mulle, et nagu what the fuck, nagu kui mul on pohmell, ma söön mingi kuradi apelsini või ma tahan midagi värsket või kerget salatit või nagu tervislikku. Mul oli nagu siiamaani ma ei saa aru sellest. Mis mõttes sul on ju nii sitt olla, sa tahad sitta peale ju. Ma tean, aga siis ma kohe see tunne, et me peame edasi vaata. Et nagu Maxisse ja nüüd järgmisena, kus mu ruumkoola on. Ja. Pits viina ka siis juba. Natukene sinna sisse. Oota, mis su põlvega oligi? Mis sa rääkisid? Ei, seda ma ei taha podcasti teha. Vaata, avalikult ma olen invincible. No, ühtegi vigastust. Ei, käisin lihtsalt, vaata, naisega jooksmas, ilusad ilmad on ju. Ja siis vaata, tead, nagu ikka, sa oled ka naise mees, vaata, tead küll ühes. Vaata, siis tekib mingisugune hasart nagu või selline, ma ei tea, kas te käite jooksmas Kristeriga koos. Ja siis hakkad metsas keppi. Ei, mitte päris, come on. Vaid ma mõtlen lihtsalt, et tekib selline... Ma ei oska öelda, see on mingi siuke mõnus momentum, aga võib-olla ma olen lihtsalt nii autist, et ma nagu, ma ei ütle, et ma tajun energiat, aga nagu, et lihtsalt, et tekib siukene nagu fun, et davai, sina ja mina ja koos ja me mõlemad nagu grindime ja sama tempo. Kuigi mul on ülivittus tema tempos joosta, sest tal on pisikesed jalad. Ma pean tegema väikese šambe. Kõnni aeglasemalt, Roger. Ei, aga nagu jooksmisel on eriti, vaata, sest see nagu nutsib tempot, siis ma olen kogu aeg kuskil nagu kinni, vaata. Ja siis igatahes jooksime mäest alla ja siis ma nagu arvasin, et mul on veel noore mehe põlved, sest ma ju olen noor mees, kui ma ümberringi vaatan kogu aeg, kes mind ümbritsevad, siis ma olen väga noor mees. Ja siis ma taipasin, mul käis mingi raks läbi ja ma arvan, et mul mingi põlvesideme mingisugune, no ta ei ole nagu midagi ülitõsist, aga ma arvan, et ta on lihtsalt siuke mingi väsimus või whatever tasi. Ja ma mõtlesin, ma ootasin ta ära ja siis käisin täna ka jooksmas ja tuli tagasi. Ma olen sinuga samas paadis, ma läheman sulle kui Michael Jordanile. Aga see mingi uus trend on, mis ma olen Instas näinud, et kuidas põlve tugevamaks saada, on see tagurpidi kõndimine. Mingi siuke surud mingit linti allapoole, see pidi olema mingi räiga, mingi life changer või midagi. Aga pole proovinud. Ja siis pidi olema hästi hea, kui sa paned 2 näppu endale tagumikku enne jooksmas ka. See pidi nagu kuidagi tõmbab vere pähe. Et siis nagu põlv ei ole enam üldse tunda. Ei, ma ei tea, võib-olla tõesti see, aga ma lihtsalt ei viitsi seda. No lõpetame ära, kui ma teen tagurpidi kõnnin niisama või. Sa pead minema mingi nagu siukses väikse ruumiga füsioterapeudi juurde, kus keegi ei näe, mis sa teed. Või koju linti. Jah, just. Ja siis nagu sulle meeldib öelda, et tegin trenni teleka ees. Ma mõtlen kogu aeg, kuidas sul on nii palju referents alati mingi naabris parema saatest. See taga käib. Ja siis saad oma selle väikese TikToki lindi peal vaata. Tekas tüübid teevad oma outfiti neid videoid. Sellega teen töökõnesid samal ajal. Samas Pelleton. Mis ütles? Hallo. Ma ei tea, võib-olla mul oleks mingi kõrv lukku või midagi. Ma ei tea, kuidagi klapis kostub nüüd nagu kuidagi naljakalt. Infarkt, lahe. Nagu nüüd on nagu sound oleks parem pool. Aga ma ei tea ka, vahet ei ole. Ei, see ju... Ma olen vasakus kõrvast kurt nüüd. Ma sain särtsu sinu podcastis. Nüüd ma ei kuule midagi. Nüüd ma kuulen jälle. Sama ma ei tea, võib-olla mul oli kõrv lukus. No idea. Teku vahepeal keha teeb mingeid asju, mida sa ei tea. Lihtsalt mul no idea, mis mu keha teeb praegu. Aga äkki siit oli välja või? Ma ei tea. Kui ongi full, äkki jäid kurdiks. Aga kui sa ära võtad, kas siis kuuled mõlemast? Ja nüüd kuuled mõlemast. Ma ei tea. Ma ausalt enam ei tea. Ma olen niimoodi nagu DJ siis. Sa lõhkus mu kapid ära. Ma annan sulle uued. Mis firma omad need on? Lebo. Easy, meil. Ma üldse võtad see, et price ascending. Ei, descending. Ascending. Ma ei tea, aga ma vaatan küll tavaliselt niimoodi. Mitte, et ma ei osta kunagi kõige kallimat. Aga ma tahan alati näha, nagu mis veel out there on. Ja siis ma tahan teada, kui palju ma pean alla scrollima. See on nagu hea siuke, vaata. Või ma ei tea, kuidas sul on mul nagu naisel on nüüd, vaata see uus kinnisidee, et ta tahab nagu vist kolida. On ju. Ja siis ta saatis mulle just enne, ta on praegu koolis, vaata. Nagu suures koolis, mitte nagu väikses koolis. Ta on koolis praegu. Ja siis ta saatis mulle mingi korterit. Vaata, et seal Volta rajoonis. 530 tonni. Mul on nagu see, et me peame võtma pangalaenu, et me saaks nagu teises pangast võtta laenu ja teha sissemakse.
et me peame nii augus olema. Ja et saada, ja üliväike korter ka. See mingi lofti stiilis ja horrible lihtsalt. Aga lihtsalt jah, kogu aeg brausib nagu korterid ja saadab mulle. Ja mul on nagu see, et need ükski pole meie price range. Ma ei saa aru, mis viie see on. Ja just siis, kui mu tuur hakkas, vaata. Kogu aeg. Äkki ei filmi Venes siis, Vene teatris. Ma peaks siis äkki ära jätma. Ma tee mingi heldekeses filmiki special ühe kämmiga kiirelt kiirelt purki. Teeme ära. Ja, mis see speciali järelturu hind ikka on, nagu seega sealt ei tulegi raha. Pohhui, see on raha raiskamine. Sa saaks selle kõik tasku panna sissemakseks. Aga üli hea on öelda talle, ma tahan kunsti teha. See jääb ikkagi Eesti stand-upi anaalidesse. You said ainult. Ja ta on tagasi. Sobib. Sobib. Ai, mees, mul on üliputsis praegu. Ei, kodus on nagu, mul hakkas päeval nüüd üks vend hakkas, nad teevad kuskil remonti ja siis nad teevad seda, nagu see, tead see väike, see kop. Nagu mul on see, ma isegi ei saa, sa ei saa isegi naela sisse kuhugi selle koputamise. Nagu nii vaikne koputamine käib. Nagu ta otsiks mingit, nagu mingit tühja kohta kuskilt seinast. Aga lihtsalt siuke käib ja siis see toimub on ju päeval, siis ma käingi kuskil ära, jooksen ja vigastan oma põlva on ju, sest ma ei taha kodus olla. Ma olen lolliks, vaata, mul tekib siuke tunne, et keegi mu peas koputab, ma ei saa aru. Ja siis nüüd öösel on nüüd see teema, et vaata, mul on siukene, üks naaber on niimoodi seksuaalselt hästi avatud tüüp, on ju. Ja siis, ma ei tea, kas ta on mingi pruudi leidnud või midagi, aga see naine, kes tal seal käib, ta on hästi selline vokaalne. Niimoodi, et ma olen nagu kodus õhtul rahulikult. Söön õhtusöki, on ju. Maigilt tulnud, vässu, mõnus olla. Naine on juba söönud õhtusöki ära, tiivani peal teeb mingid kooli asju, whatever. Läpakas, ma söön vaikselt. Ja siis nagu alt kostub. Ja nagu mingi, nagu Emily, nagu niimoodi, nagu et ma isegi ei saa aru, mis asi see peab olema. Et kas see vend ongi nagu, mis seal toimub? Ja siis nagu see kestab nagu mingi veits aega, lõpeb ära ja saad nagu okei, täna siis natuke lühem. Ja siis läheb veits aega mööda ja siis ja see nagu kuuled, kus see hakkab nagu niimoodi vaikselt rullib lahti ja see on nagu see, et kui kaugele me saame minna ja tuleb veel väga kaugele. Ja see käib nagu intervallidena väikeste puhkustega niimoodi, et see kokku kestab nagu tunde. Kus mul on, ja teab mees, 0 vibe endal. Ma söön rahulikult. Teate, kus, vaata tead see, sa oled ju ka naisemees, vaata on ju, et ma räägin nagu pensionär, sa oled ka naisemees. Ja ka vaata tead see, kus te olete, sa oled pikaajaliselt suhtes olnud, ikka on vahepeal see, et vaata mõlemad olete õhtusöögi ära söönud ja kõht on nii täis, et ei jaksa liigutada. No ei viitsigi liigutada. Ja siis sa kuuled alt see ja sul on see, et tere, mul on vaja mingi 2 tundi seedida ja siis võib olla. Aga siis on kell nii palju, et ma olen juba väsinud. Ja siis ma lähengi magama sellega, et ma kuulen lihtsalt seda. Ja ma olen lihtsalt, ma ei tea, nagu mentaalselt, kas see on hea. Et ma kuulen kogu aeg nagu, see on vaata nagu, et tegelikult ei ole hea porri vaadata. Et tegelikult pole hea, et naaber kepib kogu aeg. Aga tegelikult ei ole ju. See on nii raske. Mees, 0 tuju. Ma ei viitsi. Plus, ja siis, kui me hakkamegi tegema see asja, siis nagu see, mis minu peas juba seal toimub. Miks sa ei tee? Ja see meie asi. Nagu ma ei tea, mida, ma ei ole kuulnud siukseid asju kunagi. Ja ma ei arva nüüd, ma ei ole nüüd mingi see vend ka, et lihtsalt kusik vaata. Aga nagu selle kõrval, Aga see naaber on siis mingi noor tüüp või? Ei ole. Ta on mingi 40 midagi pluss. Aga naist oled näinud või? Seda, ei, ta muidu oli vallaline, aga võib-olla nüüd on siis naine. Ma ei ole seda konkreetset naist ma pole näinud, aga ma olen kuulnud väga palju. Aga sama tämber on või? Ja. Kogu aeg see sama hääl. Bro going steady, Bro going steady. Aga see mulle ei meeldigi, sest vaata varasemalt, kui ei olnud nagu sama tämber või midagi. Siis ei olnud nii hull ka. Aga see on see mingi üks naine ja nagu mul ongi nagu see, et see mul tekib lihtsalt see, et võib-olla ta lihtsalt türa ongi hästi vokaalne naine. Aga mingit tüli ei kuule pealt või? Ei, üleval on nagu full on tüli. See on ka hea, seal käib nagu
noh, sa kuuled, türa! Seal oli, literaali, vaata siis, kui oli see suur reede on ja see pikk nädalavahetus, siis pühapäeval oli nagu siuke kell 1, oli siuke vaata, mis see Trafficu see lugu oli ka see Wunderbar, nagu need käivad ja ma juba nagu naeran, okei, et teine Eesti. ja siis sa kuuled see, noh, kus nagu Wunderbar ja siis mingi vend on ilusaid pühi teile. Nagu nii teine Eesti kui üldse olla saab, et pühapäeval käib ikka joomine ja nad alustasid neljapäeval. Ja siis nagu ongi see, et kus sa tõid see, et ilusaid pühi teile on ju. Ja siis läks, noh, me käisime mingi trennis päeval, tegime igast asju on ju, tuleme tagasi, vaata, siis õhtu on juba käes. Ja siis on vaata pöördunud. Noh, siis on see, kuuledki, et mingi laud lendab, siis mingi vend röögib seal nagu, ei ta literaali röögib, ta lihtsalt ütleb, ta ütles mingi, sa kepid minu naist, sul ju on naine. Mingi full see käib ja ma nagu, mina ei tea, seal peaks laps ka olema, sest vahepeal ma kuulen nagu jooksmist ja ei full, noh, sõda käib, asjad lendavad, tihti pean kartma, vahepeal on see, et käib mingi mats ja siis ma nagu kuuletun, et nagu huvitav, kas noh, surnud keegi või midagi vaata, ma ei tea tule. Ei, täiesti off the rails ja siis all on mida kas nagu ja me oleme lihtsalt selle kõige vahel, noh, väga naljakas. Aga mingid sammud kostuvad kästi läbi või? Selles majas ei ole, jah? Ei, väga, ei, siis kui nagu seal üleval oli laps, kes sõitis literaali selle hoverboardiga toas. Noh, seda oli kuulda. Aga mingi hoverboard oligi? See on see ratastega, mida sa ei kujuta elu sees ette, et sa sõidaksid siseruumis. See käis ja siis vaata üle selle, mis on see uksepiida, vaata. Kaapsu ka. Ei, väga hea. Ei, mul naine käib vahepeal õiendamas seal nendega. Võtke vaiksemalt. On või? Päriselt või? Ei, ta vahepeal öelnud küll jah, et ükskord mind ei olnud kodus, siis ta läks pani seal, ta ütles, et ta printis välja selle kodukorra, vaata. Aha, pani neile. neile. Ta ütles, et läheb, paneb siin ukse peale. Aga siis ta ütles, et ta läks sitavesi nii keema, ta ütles, noh, ta ei olnud sitavesi, aga ta ütles, et mul läks nii ventikas ja siin, et ma lihtsalt läksin üles, koputasin ukse peale ka ja ütlesin lihtsalt, võtke fucking vaiksemalt. Aga ta julgeb. Mina ei... Ma olen seda teinud, ma lasen nagu akna lahti, kui nad rõdu peal röögivad öösel omavahel. Siis lasen akna lahti, siis ma nagu kuulan veits, kus nad on mingi, türa sa fucking, sa kõrida loll litt, ja siis ma niimoodi, ärme siin rõdul niimoodi õhtut. No te teete lõpeta isegi lauset ära ja siis sealt üle vaatab, vabandust. Lähevad tuppa. Et nagu ei, see ei ole nagu kõiki kostu läbi, aga jah, for some reason. See on nagu täiesti off the rails ja see elab mu peas. Äkki see on siis mingi kindlal tämber, vaata, kostub läbi, et tegelikult äkki mees on ka hästi vali tegelikult, aga ta on nagu seda ei tule läbi. Diafragma. Seal naisel on väga hea diafragma, ütleks Sander. Ta nagu niimoodi kõhuga räägib. Ots paistab kurgust. Ei, väga lahe. No väga lahe. Ei, mul on hea meel seal naabrile samas. Ta on nagu sweetheart of a guy. Aga siis on, äkki ta kirjutab selle, oli sul vaja nüüd rääkida minu elust, kurat. Selle sain ka üks kord. Vaata, kuna ma ei saa enam aru, on ju. Kuna vaata, ma on keskel, üleval käib möll ühtemoodi, all käib teistmoodi möll. Ja vahepeal on see, et ma ei saa enam aru, kummalt poolt tuleb. Kui mingi rõdul käiks toba tegemas või whatever, on ju. Siis ma ei saa aru, nagu, kust poolt see tuleb. Ja siis saad üks õhtu oligi niimoodi, et mul läheb naine varem magama, on ju. Ja siis ta oli mingi, ta mingi, nagu kuule, et ta hõikab, vaata, toast on mingi, et Roger, helista neile. Ja siis ma mingi, okei, on ju, siis ma helistan sellele alumisele naabrile, vaata, teda nagu sealt, et kuule, hei, et noh, kui ma kuulsin rõdu pealt, vaata, mingit hullu kuradi karjumist. Või no mitte, noh, lihtsalt oli mingisugune kuradi valivestlus nagu, mitte otseselt nagu agressiivne, lihtsalt vestlus. Ja siis helistan, kuule, ja saaksid veits vaiksemalt võtta, vaata. Ja siis ma kuulen nagu, et see tüüp on, hei, jah. Ja siis taga on nagu Biffi hääl. Ja siis ma olin nagu, siis ta pani nagu kõne ära ja siis kirjutas mulle eraldi, et nagu noh, valjud me oleme, aga meie rõdul ei jutustanud. Ja siis ma olin nagu äge, ma helistasin talle keppimise ajal sisse, et ole hea poiss, võta veits vaiksemalt. Ma hakkasin just nutty crackima. Ma lihtsalt olengi see, et ma lihtsalt
mul ei sobi, et nii palju ei jube, nii piinlik, ma ütlesin oma naisele ka, et ma ei helista mitte kunagi enam. Ma ei suuda teha seda. Ma olen ise saanud sõimata, sellepärast ma ei taha kunagi olla see, kes läheb. Ma ei tea, kas kui ma kunagi mingi kuradi ühistu mingi esimees olen või midagi sunniviisilist või midagi. Mul nagu nii, ma ei saa... Siis kui Krister käseb. Ma ei nagu, see on võib-olla sellepärast, et ma nagu ei oma mingit kinnisvara, aga mind nagu tundub nii loll asi see, et vabandust, alt uks oli jälle veidikene lahti jäetud, et siia võivad nüüd parmud ja kodutud tulla ja igasugused immigrandid. Meil pandi ühistu chati, kuigi me oleme üürnikud, on ju. Siis kuuled nagu, ei no tead küll neid kuradi Woldi kullereid nagu, ma olen neid näinud küll, et millised need on, et hoiame ikkagi, lähme ikka alla vastu, ärme lase fonoga üles neid, nagu mingi siuke, what the fuck, kes sulle liiga on teinud või nagu. Ei, kindlalt see Woldi kuller toob selle sooja pitsa sulle tuppa ja siis tee peal röövib mingi. Äkki ärme telli 3:30 öösel Mäkki ja siis ei lase neid tuppa, sest ma kuulsin pool ööd, kuulsin seda kuradi fono. Jesus Christ, mind visatakse välja. Ma ei saa kunagi, ma ei tea, kas mul kunagi tekib see, et nagu paneme selle ukse ikka kinni. Siin on ikka, nüüd on see tolmu, nüüd on mingi plekk, et kui me ikkagi käega läheme vastu klaasi, siis jääb plekk sinna, et need on mingi pisi asjad, nagu see oleks sinu, nagu sa oled nagu türann oma enda kodus sõima oma lapsi, kui sa tahad võimu näidata, aga nagu mingi ühistu pisi asjad, ma ei tea, kas mul kunagi no jah, ta on ka jah siuke, kuskil on ju mõistlikkuse piir, eks. No mingid asjad mind ikka ka häirivad. No mind, siis kui ongi mingi tere, keegi teeb remonti ja siis lihtsalt trepikoda on full sitane. Siis on ikka see, et aga muus pusa. Aga jaa, et miks see peab siin niimoodi olema. Või no mul on enda see, et nagu aga jaa, ei, selles mõttes jaa, uks alt lahti, see täiesti pohhu. Jaa. Aga mul, sinna ma tahtsin, lihtsalt ma ükskord sain, ma olin 21 või 22 ülikooli aeg, hull vend olin. Nüüd ma olen niimoodi normaalne, ei joo kolmapäeva öösel blackout. Jaa, ma ei tea, kui crazy sa siis said olla. Siis meil oli korteris pidu, panime postkasti kõigile sildid, et meil on sellel reedel pidu, et olge siis nagu ready, et helistage siia, kui on liiga vali. Nii crazy ta oli. Aga me olime nagu trepikoja äärmine korter ja teist trepikoda me ei arvestanud. Ehk et nagu see teise trepikoja poolne. Ja siis pidu käib ja põhimõtteliselt punkt 11.05 mingid tüübid juba, tere, mul laps magab nagu rõdu peal tehti tobi ja mingid, siis see tüüp teisel korrusel rõdul on ja siis tüüp tuleb alla, kes siin pidu teeb? Siis ma läksin siin, Mattias, tule. Ma läksin sinna, jah, tule alla, tere, sul on konisid siin kõik täis, tere, sul tuleb siuke jama, nagu mul laps magab, kuradi shit. Ja siis lähed alla, me kirjutasime, tõesti, mul ei tulnud selle peale, et ma peaks teile ka, et tere, pane kohe vait nagu see. Ja siis iga kord, kui ma kuulen kuskil, et naaber paneb pidu, siis mul on nii, et nagu ma olen cool, mind ei häiri, mind ei tohi häiri, ma ei taha olla see tüüp. Tõra, sul tuleb siuke jama. Mingid plätudega lühkad ka nagu lege Eesti vend sinised eesärgiga, see lege nagu siuke. Aga tal oli väga hea gameplan, vaata. Ta ütles sulle üli hästi, sul tuleb siuke jama, siin on konid, mul laps magab, hästi palju erinevat infot nagu. Ei, väga hea. Ei, ma olen ise ka, ma olen ka fuck up inud. Nagu kui ma läksin ülikooli Tartust, siis samamoodi hea. Ma olin ju majas elanud aastaid. Ja. Ehk siis mina noore tüübina, ma nagu ei saanud isegi aru, et korter on ju täiesti teine. Ja siis mul on nagu see soundbar koos basskõlariga, mis on nagu, no ta on päris tummine korteri nagu helisüsteemi mõttes. No sealt ikka see saab, on ju. Ja siis see on suht suur kast, nagu see bass on mingi selline, vaata. Ja. Ja siis oli ka niimoodi, et kutsusin nagu kursakad lihtsalt kõik enda poole. Mingi istumine, tulge lihtsalt. Tead see, kus ma isegi unustasin ära, et nad tulevad. No mul oli nagu see, ma ei tea, kas ma olen seda rääkinud või, ma ei tea. Aga mul oli nagu see, et sa võid öelda, kui ma olen rääkinud seda, sest see on classic podcast edasi, kui sa nii palju teed neid. Ja. Aga ma nagu olin ära unustanud, et on kursapidu minu pool. Ehk siis unustame juba selle ette teatamise ära. Mul naabrid, pensionärid ka seal on ju. Ühe korra kutsusid külla, ei saanud arvutiga hakkama. Mina ka ei saanud. Tead, kus nad mõtlevad, mingi noor poiss õpib Tartu ülikoolist, küll ta ikka oskab. Proovisin, klikkisin, tegin, mõtlesin, ma ei tea. Siis tulin ära, siis ta oli Windows, ma ei teadnud, mis ma olen näidki sükust. Ja siis ma olin nagu diivani peal kodus ja elan üksinda tudeng, pohhui, tegin bongi on ju. Ma tegin nagu lihtsalt toas. Nagu lihtsalt diivani peal,
mõnus, fun vibe, vaata. Ja lihtsalt ripin seda ja siis mul oli niimoodi, mul oli 4K telekas nagu see Philipsi oma, vaata, mis on Ambilight. Valgustab seina asju, on ju. Täiesti kivis, niimoodi diivani peal kössis, vaata. Ja siis nagu korter on hotbox, nagu heavy hotbox. Ja siis ma vaatan, nagu kõik tuled kustus, ainult telekas käib, Ambilight valgustab terve nagu korter, vibe, vaata, basskõlar, asjad. Ja siis vaatasin niimoodi, et ma vaatasin YouTube'ist 4K-s nagu Rolling Stonesi kontserti, mis oli filmitud niimoodi, et üks publiku liige, kes oli ees, oli GoPro peas ja filmis, vaata. Ja ma olen täiesti läinud. Ja ma vaatan seda ja vaata, nad alustavad selle tead see, vaata see Sympathy for the Devil on ju. Ja ma olen seal, vaatan see nagu täiesti. Ja tead nagu lihtsalt nagu täiesti trans olek. Nagu niimoodi, et ma unustasin oma teha ära kõik asjad lihtsalt. Ja siis vaata see lugu, kui nad teevad nagu laivisse, siis nad nagu milkivad hullult seda. Mingi, nad teevad seda mingi 15-20 minti see lugu, on ju. Ja siis nagu hullult kaua kerib ja siis ma olen seal täiesti nagu see. Nii, kui lõpuks tuleb see siis ma olen diivani peal ja ma nagu laulan kaasa. Nii läinud. Ma olen diivani peal ja teen koos telekaga. Üksinda kodus. On ju. Ja siis kuulen koputust ja mõtlen, on ju, et mis toimub. Teen ukse lahti ja esimesed kursakaaslased, vaata, kes on nagu, et no tšau, peole, vaata. Ja mul on nagu see, et ma olen nagu, tead need riided, kus sul on hambapastad peale värki. Ja nad ütlesid ka, et kohe kui uks lahti, et see oli nagu, vaata see, kohe sa tunned, et siin on toast pongi teed. Ja siis see nagu, ja siis ma vaata tulin niimoodi nagu, et nagu kuidagi niimoodi veits küürus, vaata, ma tegin nagu ukse lahti, nii pime oli, vaata, ma ei näi, läksin ja siis ma tulin niimoodi nagu välja, vaata. Ja siis neil on nagu see, et mida sa teed? Ja siis ma olin mingi, mussi kuulan. Nagu lihtsalt, vaata, siis nad on mingi sinu pool pidi, siis ma ja, on ju, panen asju ära. Ühesõnaga, ma olen juba täiesti läinud, rahvast hakkab tulema peale järjest, vaata. Ja siis sa ei hooma enam, palju siin inimesi on, mis siin toimub. Anti nagu hullult mingi viskisid asju, vaata. Ja siis ma olengi nagu lõpuks mingi lihtsalt nii lädras enda kodus ja pidu on hea. Nagu pidu on fire ja ma nagu tunnen ise, kuidas ma olen nii läinud, et ma panen vist ketti, aga ma ei taha olla see vend, kes nagu kelle pind, kahetoaline korter, selles mõttes, et pole mingi hull pind, on ju. Aga ma ei taha olla see vend, kes nagu paneb oma kodus ketti, vaata. Ja siis mu lahendus oli see, et selleks, et mitte kettida, ma lähen magama. Mis nagu kui see inimene, kes vastutab selle peo volüümi eest ja asjade eest, ei ole jaud. Ja siis seal oli kohe full, siis need pensionärid tegid ülikavalalt, nad nagu helistasid minu vanematele, siis neil oli nende kontaktid ka ja ütlesid lihtsalt, et järgmine kord on politsei kohe kohal. Ja siis minu vanemad andsid mulle see, mida see seal? Nii haige pidu või? Kõik tegid nagu toba ka rõdul, vaata niimoodi ja seal oli see, et meil oli, ma ise olin see, kes oli esindus see, kui oli mingi koosolek, et mis võiks teha, ma ütlesin, et toba ei tohiks teha rõdul. Kõik teevad toba rõdul ja vaata, see on see klaasidega rõdul, tead, mis käib lahti ja kinni, kõik klaasid kinni. See käib lihtsalt nagu ümber, vaata kõikidele, oh my god, kõige hullem nagu ja siis ma sain kohe teada, et okei, korter on täiesti teistsugune asi. Sa elad ikkagi inimestega koos. Jube. Oota, meil klaasrõduga tuli mingilt, kui need Pärnu Maranda tuurid olid väiksed keikad kuskil fucking klaasrõdudel. Mis seal Tartuse klubi on mis teine? Shootersi nurgas oli mingi asi ja siis Piks jäi veel pidu panema pärast. Naiv oli seal või? Ei, oligi Shooters, aga põhimõtteliselt Vilde all see see on Shooters, seal nurgas oli keika, ma olin nagu kaine rool, Piks tahtis veits kauem pidu panda ja siis ma läksin korraks, seal oli mingi Shootersi omanike või töötajate mingi korter kohe üle tee. Ja siis ma magasin seal mingi paar tundi ja siis võtsin tiksi peale nagu ja läksin tagasi. Aga seal, minu meelest seal oli mingi rõdu ja siis ma tegin toba ka veel ja siis ma mäletan seda, sellega tuli Tartu kuradi see külm hommik, klaasiga rõdus ja uuem maja veits, aga mitte nii uus, vaid siuke nagu veits kopitanud on ju ja siis mingi siuke, nüüd rooli, siuke disgusting.
mõttes, tead see niiske pusa on seljas veidi siuke nagu mingi siuke diivanil magamise higi on peal. Teadsi, kui sa pead ei, ma olen ka nagu piik, ma olen ikka ma olen läinud nagu full ülikonnaga magama ka. See on nagu rahv. See, kui sa hommikul ärkad, sa oled äge, ma võtan selle lipsu peal. Teed seda? Ei, see, need ajad on läbi nüüd, ma enam ei viitsi niimoodi. Ei viitsi, jah. Fakt, et mul läheb ikkagi käest ära. Mul on see, et ma tean, mul on toiduga ja alksiga on see, et kui ma saan selle SAH sisse, siis ma on raske, et ma söön hästi palju, kui ma söön, et nagu mul ei ole seda, et paljudel on mingi tervislik suhe toiduga nagu, et kõht juba täis, vaata jätad pool mingit toitu alles, et mul on nii, et kui see pubi serveerib ebatervislikult suure portsu, ma söön kõik ära. Et nagu sa oledki harjunud sellega, et sa oled nagu ja ei, sellega ma olen ka veel inne. Nagu et ma söön nagu, et valus on, paha, aga siis mul ongi see, et aga nüüd ongi õhtu ju läbi. Sest mul ei ole sealt seda käiku, et ja nüüd, aga nüüd saab ju rohkem viskit ju. Ja. Ma ei tea, mul on see, et eile jälle vaatasin, et fucking isegi Mikki võttis longero seal ükskõiges. Ja siis võtsin longera ja läinud kohe, siis on nagu veres, mul ei ole seda, et ma pean hommikul edasi jooma või mingi ilgelt direilima 3 päevaks, kuigi seda on ka juhtunud paar korda. See on ikkagi pohmellipäev. Aga seda jah, aga nagu kui läheb, siis läheb nagu kohe, kui on, siis on nagu davai, võtame veel, võtsin teiseks joogiks topelt viin, viskiklaasis 2 jääga sidrunimahla peale ja edasi ainult viina. Räigelt. Ja see on tegelikult mul on ka nagu kindlalt need, et kui ma kuidagi tunnen, et energiat on ja ma soonele saan, siis ja ma juba tean ette, et järgmine päev on suur probleem. Nagu, sest mul ei ole järgmine seda. Probleem. Järgmine probleem. Rogerandri.ee Aga mul on skinny bitch on see, millega mis ma olin nagu see, et holy shit, see tõesti on jook, mis mulle maitseb. Sest tal on piisavalt vähe maitset. Ma ei tea. Aga ma teen selle ka topelt kogu aeg, ma teen selle vea. Siis ta on nagu sneaky bitch. Ei, ta on päris siuke, aga ma olen nagu vaata seda ka teinud nagu näiteks Danile kogu aeg, kus ta vaata tuleb maigile, siis ta näeb ka mind vahepeal, et mingi, kui peaks mingi joogi võtta. Tal on nüüd mingi teema, et talle meeldib see kollane longero, mida me terve suvetuuri jõime, aga somehow ta aju pani kokku selle alles nüüd ja ta hakkas ma rääkima, tead, üks uus jook. Literaali bussis oli kogu aeg kast seda. Aga siis ja siis ta mingi tuleb maigi, kuna ma ei tea, peaks mingi longeru võtma. Ja siis vaata, nüüd on suht palju seda alkovaba longerut on ju, see purk. Ja siis ma lihtsalt hoian seda nagu niimoodi, ma pean nagu vaata niimoodi, et sa ei näe, et see on alkovaba, mõtlen igatahes. Ja siis ta vaatab seda ja juba on letis, ütleb, ma võtaks ka ühe longeru. Aga selle kohta, kui fucking wildcard crazy vend see Dan on, siis ta ikkagi algsi, ta on väga tihti üllatanud mind sellega, et ma lähen koju. Et nagu veits juba, ütles eile mulle näiteks seal Hill-Hillis, et sa võid mu viski võtta, aga mul jättis mingi peaaegu terve klaas topelt viskit nagu, what the fuck? Ja siis lähed, tõenäoliselt tahtis minna grabbi tegema koju lihtsalt, aga see autos peal vaba õhtu nagu. Ja ta õigused, suuda oodata. Can't wait to bong. Parim osa päevast. Samamoodi nagu mina lähen koju varem, sest et mul on veidi viina seal veel. Ei, see on nii naljakas, et on need asjad. Teil mingi oma, ma tahan nüüd seda tseremooniat oma lemmiktootega. Ja aga ei, ma olen ka täiesti valmis sellega ka, et väga harva on see, kus ma nagu ostan selle joogi ja siis olen nagu ma pigem siis juba ei osta selle joogi. Aga Dan teeb küll seda kus tal vahepeal on nagu see hoog on sees, ta saab joogi kätte ära ja siis ta on mingi, tegelikult on lamp ju. Ja siis ongi see, et just võtsime joogi. Ta peaks olema full maru parem sõltlane, kes ei suuda ennast ohjeldada, nagu selle järgi miuke ta on mingite asjadega. Seda küll, et ta peaks olema täpselt see, kes on nagu väike, keegi laseb kogemata desoveidi suhu, siis on kohe pool pudet viina sees ja siis 3 päeva tsüklis. Aga tal ikka on mingi hea kasvatus või asi sees ja mis tal nagu klikib ära vahepeal. Et tal on siis, kui tal on need asjalikud perioodid, kui tuur hakkas tulema, siis ma käin ikka, ma põhimõtteliselt rafineeritud suhkruga tooteid ja töödeldud toitu ei tarbi, et mul läheb see akne läheb perse, et kui ta ütleb paneerid, ei ma schnitsut ei võta, et see on paneeritud, et ma ei võta mingit toorest värsket asja nagu. Ja siis vaata, okei, 2 nädalat
ei kindlasti, tal on nii hootis ja et see isegi ei ole lahendus nagu mitte kuidagi. Aga samas ma pole tüüp, kes kuradi puid paneks dieetidele, sest ma valin alati, Kaarel naerab kogu aeg, mul on iga kord mingi uus asi nagu. Nüüd ma enne kella 3 ei söö ja nüüd ma söön ainult seda siis, kui on see. Mis iganes Andrew Hubermani uus podcast on. Täpselt. Sleep is bad for you. Kusjuures ma ei magagi enam. Ma olen ärkanud 3. Ja. Ei, ma ei tea, eks ma ikka ka, ega ma ka nüüd mingi super inimene ei ole selles mõttes, aga ma üritan vältida nii palju, kui ma saan Red Bulli või mingit sükest asja ka. Sest, ja. No nüüd ongi tuuriga, vaata see jälle üles tulnud, seepärast, et Dan ja Puntsa vaatavad mulle otsa selle näoga, et Red Bull. Sa ei taha Red Bulli. Aga enne tundi võtad ka sisse või pigem pärast? Red Bulli. Üldse ei võta mina. Ei võta? Pärast ka? Ei, kui mul on võimalus nagu kohvi saada, siis ma võtan kohvi, sest see on ju puhtam. Ja mõnikord ma ei võtagi. Ma küsin, ma ei tea, ma pigem võtaks Nocco, kuigi ma ei ole ka nagu Nocco fänn ka nii väga. See on nagu veel eriti heavy hit on ju. Tere, äkki ma sellepärast jõingi nii palju eile, sest ma võtsin selle sidruni Nocco veel sealt Hillist. Nagu võtsin topelt viina ja siis Nocco peale, sest ma olin veidi väsinud. Väga hea, ja kell 11, pool 12 mingisugune, et jaksaks olla. Ma küsin, Haril on sama minu meelest, Harri on ka, et ta joob kohvi, ma pole teda näinud mingi Red Bulliga. Ta on ka nagu, see on mingi, et kui ongi see kuidagi ka palett või maitsemeeled on õigesti kasvatatud, siis sa nagu hindad pigem kohvi ju. Ma arvan, see on lihtsalt nii harjud ära vaata, aga lihtsalt vahepeal on nii rõve kohvi ka ja siis pigistad selle sisse nagu ma tegin selle pea, et ma näitasin, kui maakas ma olen või mitte maakas, sorry, ärme üldista Härg restas käisime musuga, võtsin megasteik Tallinna parim, Tallinna fucking ei, mulle väga meeldib Härg käisime seal ja siis me pidime veel kinno edasi minema, sest meil oli mingi aastapäev või midagi, läksime mingi kino aastapäev või midagi kino ja siis küsin, Red Bulli küsin, et nagu teenindajalt ja siis ta oli nagu ma võin kohvi sulle tuua nagu. Et nagu ta ütles, et neil pole nagu mitte midagi sellist neil ei ole. Miks neil peaks olema isegi? Ma ütlesin, aga Härg, see ei ole nagu nii fancy koht nagu ei tundnud, hinnad polnud ka nii retsid, et ma eeldaks, et see on mingi väga fancy aga sa ei saad aru, kuidas see on visuaalselt veider. Ja parim steak, linna parim steak, veits Bulli kõrval. Ja, või siis kas nad valavad selle välja või? Sa tahad seda kusekollast jooki näha klaasi sees või? Nad enamus näevad rõvedad välja, seepärast nad ongi purgis alati. Smart. Mul oli mingi periood, kus ma ikka iga päev vist jõin mingisuguse kofeiini nagu liimsi. Üldiselt need... Mul läks selle kaldiga. See vaata, neil oli see üks mingi hemp, mingisugune mis iganes asi. Seda me vist eelmine kord rääkisime, siis meil olid mõlemad kaldid käes ka ja siis nagu lüüpisime seda. See on väga hea, et me eelmine kord olime, kald on parim, nüüd me oleme liquid. See on ikkagi vesi, et... See on vesi nüüd, mis me joome. Tervislikud. Joe Rogan. Aga mul oli see... Üle päeva joon nagu seda... Türa, kuhu me jõuda energiajooki joon on ju. Ja mingisugune nagu suht nagu neutraalsus tekkis nagu, et lihtsalt lürbid sisse. Vahepeal mul oli kartus, et sellest mul tulevad mingid aftid ja seel ja akne, aga kõik on põhimõtteliselt sama. Nüüd mul ei lähe nägu ka punni enam, mis on veidi nagu ohtlik, kui nagu ei mõju need nii nagu need enne mõjusid. Varem oli ikka see, et kui sa Red Bulli jõid, siis nagu kohe nagu plink. Tahtsin tegelikult jõuda siin, nüüd tuli meelde. On ju? Sorry, mul on nii reits poh meil praegu. Tahad, sa võid mingi peale juua või midagi? See alati aitab. Ma võin suga teha koos või? Ei, ma ei taha. See oleks väga hea, et me oleme nagu esimesed, ma ei tea, mitu minti rääkinud full vesi. Võtame, mul on seal mingid kuradi... Sul on midagi või? Teeme mingi väikse. Mul on longerad küll neid orange. Võin teha, kui põlvi anna ka nii palju tunda. Teeme väikse. Ma ei taha peale juua. Mul läheb väga sitemaks. Aga kui me valame selle purgist ümber, vaata ei saa teada. Nüüd tuli meelde see, kuradi MMS oli vahepeal mingi teema, mäletad seda? Sa pead olema spetsiifiline. MMS oli mingisugune põhimõtteliselt mingi, kohe saab heiti, aga mingi imeravim või mingi kuradi toidulisand või mis on tegelikult mingi mürk või ussirohi või mis iganes. Et mingid Karmen Jollerid ja kõik on nagu vittu küll, see on nagu mingi pandeemia, mingi COVID ajal, kui kõik need vandenõu tüübid
läksid aina valjemaks ja nagu tuli välja, et mul on peres ka mõni siuke. Et et saad aru, et inimesed on hullud mu ümber. Covid ajal mingi tuli nagu inimestel oli nii palju aega vaata Fesarisse postitada. Täpselt, Ja siis seal on see, et näed, et mingid tüübid on nagu MMS, siis oled ise ka nagu need türad, sa mürgitad ennast nagu, see on mingi kontrollimata substance samal ajal aspartaamiga kalt lahti, mingi 2 purki seda sisse, 7 E-ainet on ju, MMS on halb, ära sa mürgitad ennast samal ajal pool liitrit viskid sisse, mingid odavat viskilaadset toodet lihtsalt metaksast täiesti sodiks ennast hommikul kalt sisse jälle, ära MMS-iga jäänud. Aga meil on raskem tegelikult, nagu lihtsalt selles mõttes vaata kasvõi, et kui mitte koroona aeg võtta, aga kui ma tulin näiteks Aussist tagasi ja hakkasin maike tegema Eestis, suvi, hea ilm, siis nagu see, et ma mõtlen oma peas, holy shit, kodus tagasi nagu, nii äge, sõbrad jälle, iga maik panin jooki. Aga siis ma olin oma peas nagu, ei no kama, 1 või 2, 1 või 2, ma suudan nagu, mul nagu, kui ma nagu tõesti võtan selle, et tavai 1 või 2, siis ma nagu suudan hoida, aga kui on mingi äge pidu, inimesed hakkavad mökus laua peal tantsima, keegi on varbad väljas, siis mul hakkab see, ei ma olen mökus ühega ronin suvel niimoodi, kus ma nagu olin, ja siis ma ütlesin, palju teid siin tööl on, palju siin tantsib, teeme letile ja siis vaata, pidu käis üliäge ja siis järgmine päev nagu vaatasin pangakontot olin nagu, äge oli tõesti, aga siis ma hoidsin seda emotsiooni, ma olin nagu, see oli lahe moment, aga not happening again. Aga siis oligi hea see, et ma nagu kogu aeg ja nüüd ma olen saanud lõpuks sellest lahti, et ma vaatan Maigil vahepeal ka, siis mul tekib ikkagi mingi see vahepeal, kuna ma joon, enamuses ma joon vett, aga siis vahepeal tekibki vaata see, kus sa oledki nagu ma olen terve aeg seda mitte mingit maitset saanud, midagi. Annab midagi. Ja siis on üks longer on alati väga hea. Aga see on sitt, et ma viitsin käia, ma viitsin nendes vanalinna maikidel heal juhul käia. Ma väga ei viiti, ehk siis need on kohad, kui ma saan jalutada, mis on red flag tegelikult. Kui ma lähen potikusse, ma lähen meelega autoga, ma saan isegi Harilt passi, et ma ei pea võtma jooki. Et me ei tee jooki, sest et ma olen autoga. Aga kui oleme ausad, kas sa oled näinud, mida Hari tellib, kui ta võtab jooki? 2 sellise kokteili. Nalja teed või? See on alati mingi see, et kuule, et mul poisid tahavad siin viski sauerid ja pane üks jõhvika mahlaga. Ja siis ta toob alati oma selle kõrre jõhvika mahlaga. Ja siis okei, ongi nii või? Meil oli suvetuuril ükskord oli hea, vaata moment ka, kus oli mingi, ma ei mäleta, mis aastal see isegi oli. Aga me olime seal Viljandi augus ja siis Haril oli keegi mingi pruut seal või midagi ja siis ta oli mingi, et läks nagu baari, et juu osta endale ja pruudile vaata. Siis ma nagu hõikasin ka, Hari, et mis sa tellid? Ja siis ta ütles, ta oligi mingi viinakoksi. Siis ma ütlesin, ja veel ja jõhvika maala ja siis meil mõlemal oli see nagu see, et we know lihtsalt alati tegelikult kaine vend. Ma ei saagi sellest aru, kus need pohmakad tulevad tal. Või kas see ongi see, et kui sa liiga palju jõhvika mahla jood? Ma ei saa aru, kuidas inimesed viitsivad üldse täispeaga sotsiaalsed olla. Mul on nagu, miks ma olen väljas? Mul tekib seda ka ja vahepeal. Aga ma olen nüüd vist, võib-olla ma olen igas episoodis seda toon näiteks, aga mingi Matthew Perry raamatus vist, ma ise pole lugenud, ma olen kuulnud ainult. See on sinu see Joe Rogan moment. Et pole lugenud, pole kuulnud, võib-olla on, sest et keegi ütles, et on. Et kui Matthew Perry Bruce Willisega koos tilka pani, siis ta nagu sai aru, et kui pidu sai läbi, siis nagu inimesed nagu Bruce'ile ka väga meeldis pidu panna. Aga kui pidu oli läbi, siis ta enam ei joonud, aga et Matthew'le meeldis nagu algs rohkem kui pidu. Bruce'ile pidu ei ole, siis ei ole algsi ka, mis on hästi tervislik suhe. Aga mul on veits ka see, et mul vahel on tõesti see, et kui ma olen juba täis, aga ma ei tea, baar on kinni või midagi, siis on nii, et tegelikult kodus veel. Ja siis lähed veidi varem koju, sest sulle meeldib see algs nagu, mitte et sa jääd siis nagu sinna, sest et tegelikult alles 37-selt ma olen aru saanud, et algs tuleb väga aeglaselt tegelikult kehasse. Ehk et kui ma võtan viimase joogi pool tundi enne magama jäämist, siis mul on öösel, ma olen nagu lädra täis mürgitatud ennast nagu, sest et vahel kui oled sunnitud üleval püsima, nii et juua peale ei saa, siis 2 tundi hiljem aru, et vittu ma nii palju pidin jooma, et sa jõuab alles siis kehasse nagu see. Oota, aga mis siis see go-to ongi, et sa oled varem koju? Varem koju ja kui mul on seal mingi algs, siis ma võtan näiteks. Aga nagu, anna mulle nagu, mis vibe seal siis on, et sa tuled koju, pead tuled põlema kuskil, mitte kõik tuled, ma eeldan. Et mitte, vibe veits. Tõenäoliselt S-ais on Volt lahti, koduteel võib-olla juba. Okei.
mingi söök tuleb. Mingi söök, siis telgu YouTube'ist mingisugune the biggest scandal in the MTV history asi peale. Overview, tead need mingid YouTube'i dokid. Ma tean, et Dan armastab ka neid igast mingisuguseid veidraid sõja. Kus tüüp räägib niimoodi umbes skämmi, alguses thumbnail on siuke, et see on päris asi ja siis on tegelikult lihtsalt podcast'i osa, kus tüüp riffib nagu lihtsalt mingi Hitleri suur miinus oli see, et siis seal jaa. Mingi siuke, mille mittekuulmist sai igatse. Okei. Ja siis teed pudeli lahti alles või? Ei, see juba väikselt on jääga juba jahtumas ja segunemas. Okei, et sa nagu paned selle mööda minnes teleka käima, lased selle Smart TV-l veits koguda, juba on see flump. Kluk. Jää peale, lased olla. Ma olen aru saanud, et mulle meeldib veits. Jääkubik sisse. Full heliefektid vaata. Ma ei saa. Sai. Ja siis ma mõtlesin, et sa oled ka siuke mingi džässi mees või midagi, et sa oled ka mingi mussi taha. Vinüül peale. Snoobi muusika, mingisugune mõnus. Pigem üks jook ja siis kui pole midagi muud vaja teha, siis koju. Saadan magama. Mis peal? Yes, põlv ja pea. Põtsis. Ma olen invalid. Aga jaa, mingi asi, mul ongi see, et hästi tihti nagu sest eilne maik läks, oli dog shit, mul läks jumala sitasti. See oleks võinud olla märk, et mine koju lihtsalt. Aga siis ongi, et mõtled, et okei, sest et pühapäeval läks hästi suhtes. Siis oli jälle see, et davai, joome, piljard, jook, mõnus, kuradi. Siis ma panin vist mingi 5 topelt viinakokteili, mõnus. Aga no sul on see ka, et sul on nagu fännide ees vaata commitment ka, et sa pead jooma. Sest äkki muidu, kui sa ära lõpetad, siis äkki inimesed ei tule enam. Kas sul on see vahepeal või? Tegelikult ma ei usu elu sellest, nad tuleksid 100% ikka veel. Aga ma mõtlen lihtsalt, et nagu, et see ju ei ole pohmellipäev, kui ma jõin rohelist spinatist smuuti. Just, aga kui mõni inimene, kes veel nagu contemplate'ib, mõtleb ja dilemmatab, kas hakata minu 15. Patreoniks, siis mul oleks tegelikult vaja palju rohkem maksa seda doonorit. Keegi, kes paneks kirja, et kui temaga midagi juhtub, maks läheb naanile. Äkki saab kuidagi nii, et ma annan mingit maksaensüümi lihtsalt, anna mulle enda nagu puhast. See, kus sa hakkad mingi tüübi kodu ees ootama. See on hea maks. Ajan ta autoga alla. Tema on minu Liver King. Liver King. Liver King. Ja. Aga mul on hakkab läbi minema või? Hakkab, no ei, mul tuli see periood, kus ma jõin vähem ja tegelikult jumala tuusen nagu ego on rohkem enesekindlam oled, et tunne ennast sitasti, nagu see ikkagi põntsutab mõnusalt ego need pohmellid ja asjad ja enesekindlust nagu see, et kõige sitem, oligi, pühapäeval jõin, esmaspäeval oli pohmell, teades, et ma pean panema selle kinomaja ürituse üles. Ja täpselt nagu seni oled nii, et ei, mul on hästi, maigid on hästi läinud, eile läks hästi, kõik on hea, I can do it nagu bla, pinge peal. Siis oled ennast mingiks tõssiks ära nagu ärkad niimoodi, fuck. Ja siis lähed siis seda tegema ja siis tunned, et nagu kes üldse tuleb. Sul oligi see. Ja, see on sodi. See oli väga hea. Ei, ta neilis nagu selle sinu sisemonoloogi. Ärge tulge, ärge istuge ette. Tohin tulla, võtta. Võin ma tulla, aga seal on hea piletikeskuses näeb, et kes on ostnud, on ju. Ja ühte nime teadsin ainult. See on nagu hea. Tavaliselt on vaata, vahel on see, et ainult mingi pere ja sõbrad tulevad supportima ja siis näed nagu. See on ka tegelikult tore ju. Ei ole, sulle ei meeldi kui mulle meeldis võõrad. Ainult võõrad. Kui Stephen Colbert ütles, et kõige parem arendaja on see, et alati kutsu sõbrad vaatama, siis sa pingutad rohkem. Alati nagu pestikas peab olema kuskil seal, sest et muidu on vaata võõrast ees just kui saad nagu latialt lävits läbi minna, et nad naaravad ikka. Aga sõber on nii, et nagu fuck, see pool oli sitt, mis asja sa ajad. Võib-olla küll ja. Kuigi ma vihkan seda, ma ei saa open mic'i tegin ka nii, et nagu ei öelnud kellelegi ja jumala eest ärge fucking teadki, et ma teen nüüd see. Nii et võib-olla mul terve karjäär latilt läbi läinud. Iga ma arvan, et ei, see tuleb sul väga mõnus kogemus seal. Ja ma loodan küll, et sa teed veel neid. Ja ma loodan, et üks tüüp saab viisa ja siis saab selle ühe hooaja saab äkki puhtaks kalendrites.
kui üks tüüp viisa saab ja siis seal ühes aastaajas ei teki ühte see on sa kaotsad mu ära. Tõesega sügisel äkki ei tule mingit suurt asja. Äkki kui üks tüüp siin viisa saab. Äkki. Oota, kellest sa räägid praegu? kes proovib viisat saada? Mingi. See on kui Ari teeb midagi. Ari, kas sa saaksid ära minna? Ära tee palun. Mitte, et ma kardaks temaga võistelda, lihtsalt see oleks võib-olla kõige mõistlikum asi nagu samal ajal mingit asja teha. Sa tahad minu käest mingit tagasi see, et ma teen päev peale ta Viljandis. Kuidas oli siis? Oli tunda või? Ma ei tea, eks me näe. See on meil tulemas. Sina kui on ju... Veterankoomik. Veterankoomik. Sa oled must tegelikult kauem teinud, sina oled veteran. Mina peaks sinu käest nõu küsima. On või? Ja. Aga ma olen nagu vähem teinud, ma arvan, kindlalt kokku. Võib-olla. Sest mul on ikkagi see põhimõte on sellega, et areng ei jää ju seisma, kui ma need 200 maiki tegemata aastas jätan. Ma ei tea. See on väga personaalne lähenemine. Tegelikult vist ongi 200 maiki aastas. 50 nädalat on 4 maiki nädalas umbes, ongi 200 maiki. Ehk siis kui ma kõik ära jätan, ega areng ei jää ju seisma, kui ma ei ole. Aposteril see oli üliäge kusjuures. Ja mulle väga meeldis, see oli väga see, mis ma ütlesin ka, vaata seal see, mul ei tule praegu meelde. Empire Star Trek. Ja. Mikki tõmbas ka selle paralleeli, ütles, et ma peakski selle Mandalorian tiimiga minema. Jaa, see on veid see siuke Mandaloriani vibe'iga. Aga tegelikult originaalpilt on lihtsalt üks lavapilt ja mul on see roheline jakk veel peal ja mul oligi lihtsalt valge pusa ja ma nagu mängisin ringi seal. Lemmik on see, ma rääkisin sulle seda mikrofoni asja või? Ütlesin sulle seal eile Maigil seda või? See on vist nagu nii ei mäleta nagu nii. Ei vaata see, et mul on, kellega ma rääkisin seda. Aga jah, ma nagu vaata, mul on nagu Mikiga on see hea teema, et ma lihtsalt vahepeal vaata riffi, me vaatame inimeste mingi plakateid, postereid, lihtsalt jagame, suhtleme seal teemal, vaata ja siis ma iga kord ütlen Mikile, alati kui on nagu mikrofon peal, vaata, siis ma ütlen, et see on häkk. Ja Mikki ütles mulle ka, et ütles, et lae poster Roger arvab, et häkk. Ei, ja siis mu lemmik oligi see, vaata kogu aeg, ja siis see Mikit nagu riivas hullult, sest tal on mitu tükki, vaata, kus tal on mikrofon. Ja ei meelde. Sest ta ükskord mulle hakkas nagu rääkima mingi, et tee mingi umbes siuke, siis ma olin mingi mikrofoni küll ei taha peale, siis ta oli mingi, miks? Ma ütlesin, see on häkk. Ja siis ta nagu riivas teda nii aegelt. Ja siis oligi see, vaata, et ma hakkasin nagu Mikile ka riffima, et see Matu uus poster on fire. Ta oli üli hea. Ja siis ta nagu, ja ta oli nagu nii see, et ta isegi nagu ei pannud algust kokku, siis ma pidin ta lõpuks ütlema, et see mikrofon mulle väga meeldib seal. Ja siis Mikki oli mingi, tere sa kuradi vitt. Aga ma vaatasin, et ta selle uuel ei pannud ka vaata mikrofoni, nii et see töötas. Oota, Mikki, et eelmine oligi? Mikrofoniga. Valderjani mikrofoniga. Ja vaata mikrofon oli, siis tal oli kunagi mikrofon, mis oli tal üle nagu õla, vaata niimoodi rippus. Ja. See oli see, kõlas minu peas paremini. Ja siis loodile tal vist ei olnud. Kurat, ma ei mäleta, mis see oli. Puhas poiss ei olnud tal mikrofoni vist. Äkki oli ka kuskil. Puhas poiss oli see Proper. Mr. Proper. Ma vaatan, tuligi meelde, ma ju teen talle sooja, nii et väike shout-out miikaelmeemaa.ee ka. Maikuus algab, 2. maikuust hakkab tuur. Peaingel Miikael üle Eesti, saab nende rottidega jälle autot jagada. No nagu sulle ei meeldiks see? Mulle ei meeldi üldse need sõidud, need commute imine mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi commute mulle ei meeldi. Kui ma saaks minna otse kodust lavale oleks parim. Ei räägi seda juttu Kristerile, ma tean küll, et sulle meeldib. Sa tahad siis hillikuus autos. Aga ei, selles mõttes haige mõelda, et Eesti stand-up, tegelikult üldse maailma stand-up hullult elab. Ja nagu Eestis ka ikkagi ongi, et ma olen tuuril, Aril on tuur, sul tuleb on ju Aril on see ühe show tuur. See special one night only tuur. Panime veel ühe juurde. Ei, Ari tuur on nagu, vaata nagu see Nublu mõnnakas, vaata. Oled näinud või? Viimased mudelid. Kui kaua? See tuleb Hiinast. 1000 tükki praegu. See kampaania on 1,5 aastat käinud. Viimane pusa on meil müüa. Ma läksin selle skämmi õnge, sest Etsis, ma ei teadnud enda, Etsis, oled sa tellida Etsist midagi, seal on need kasutatud asjad ja handcraft on ju ja käsitöö ja mingid mööbel ja kuradi, kui seda kokku keevitatud lahedat mingit potti, siis keegi teeb rustic metal. Ja seal olid Austraaliast mingid akustilised paneelid, mis mul pole kasutuses, seisavad siiamaani, väiksed seinad, ruudud, 10 tükki vist. Ja seal oli nii, et one item left, order fast. Etsis, mis peaks olema nagu siuke, käest kätte, sõbralt sõbrale vibe nagu. Tellisin ära, mõtlesin, sain alla hinnatud ka, viimane paar refresh,
one left nagu samamoodi ja siis nagu motherfucker ja siis saad aru, okei, mingi firmad, see jälle mingi Hiinast tellitud lihtsalt ilus bänding tehtud. Sa oleks pidanud tollega ära ostma. Nüüd ma sain viimase. Refresh, oota. Kus sul endal see ladu? Oota, miks su? Mul on neid rohkem kui tal. Viimane oli. Nii, Roks, kas sa tead, mis heli see on või? Sina kui inimene, kelle eelmine tuur oli päranduspoiss ja oled siin avalikult rääkinud ka oma võib-olla pere fortuunast. Kas sa tead, mis heli see on? Kas peaks tulema klappi? Oota, lihtsalt, kas ma võin küsida enne, kui sa mulle ära ütled selle, mis asi see on? Kas sa ise lindistad selle? Okei, kas sa kasutad seda asja selleks, et sa lindistada, kas sa kasutad teda sihtotstarbeliselt või sa nagu teed meelega, et ta krigiseks rohkem? Sihtotstarbeliselt. Täpselt siukest häält ta teeb, kui sa kasutad seda? Jah. Või see on nagu pigem asukoht isegi või siuke üks tegevus, mis sa teed ühes kindlas kohas. See võib olla nii palju asju, oota, pane veel, et sa paha mulle veel. See võib olla vetsupaberi rulli võtmine. Või see on nagu, või mingi jalgratta sõitmine, kui mina ei tea. Aga kui ma ütlesin, tegin väikse intro ka, et sa oled nagu siuke päranduse poiss ja nagu siuksest, ei ole saladust teinud, et sul on nagu vanematel palju raha. Jah, vanematel palju raha. Mis ei ole minu raha. Aga vanematel, ehk siis on sinu. Ei ole tegelikult. Ei, see on sinu raha. Okei, ma saan tegelikult osta. Sa võid vabalt küsida neilt. Ma võiksin tegelikult mingi parem auto endale osta. Sa võid küsida. Mulle ei meeldi. Ühesõnaga, see on sealt, see intro jutt oli ka pointiga. Okei, see on mingi sinu vanema puus, kui ta jalutab. või nagu, ei oota. Tegelikult ma alguses mõtlesin, et äkki see on vaata see ostukäru, see mingi ratas. Jah, see on lähedal juba. See on, kui sa humalas shoppad, riidepuud, tõmbad nagu niimoodi. Ma nüüd... nagu lihtsalt see riidepuu nihutamine. See oli siis nagu point mõtle, et sa pole seal kunagi käinud, sa ei tea, mis see Liise. Aga ma olen paljust ilma jäänud või? See oli küll siuke tunne, et ma tahan ajast tagasi. Ja kusjuures ma olin Kaarliga mingi võtte jaoks, olime seal Humanas, võtsime asju ja siis ma kuulsin seda häält ja ma teadsin, et meil tuleb podcast, siis mul kohe klikkis ära, et ta ei tea. Siin on bitt, mis sa saan Rogerilt. Ta ei tea seda heli. Ta ei ole vaine olnud kunagi. Expose. Mudel on seal maksanud sulle ka päris head heli lasta. Mingisugune cash lugemine. Ja see, kus, vaata, lasen on ju see heli on, vaata. See on see autoga sõitsin. Tead see, kui on üli hea see, vaata. Nende autod on nii mõnus sõit. Tere oma enda omani ja mul ei ole kindlalt see auto. Ma ei jõua oodata. Tere oma, ei mees, see on nii teine maailm ja kõik need korterid, mida mu naine tahab, et meil võiks olla ja meil ei ole. Ja siis see, just vaatasin, et mingi tuttav. Nad on ka nagu noor pere ja kõik see, ma ei tea, kas üks laps, 2 last, no ei tea, minu vanused. Müüvad autot. Jääb meile pisikeseks. Ja siis ma vaatan 25 tonni. Ja siis ma mõtlen lihtsalt, et nagu sa tahad öelda, et nagu ma näen nagu nii palju vaeva, et siis osta see auto. Ja siis nagu nüüd see on odavam. Ehk siis on sitt finantsiline investeering. Ma ei suutnud ära, nagu ma mõtlesin 25 tonnine auto on nagu asi, mida ma ei saa osta. Aga naljakas mõelda, et nad on sama vanad ja nemad on selles punktis nagu, et see ei sobi meile.
siis oh my god. Või nagu mingi selles mõttes, et okei, ma saaks nagu seda lubada siis, kui ma mingi teen mingisuguse, mis need liisingu või asjad diilid on ju, eks okei on ju. Aga nagu lihtsalt, et see tundub minu jaoks ikkagi sürr, kus mul on nagu, sest jah, ma ei ole nagu mingi väga autotüüp ka vaata, et mul ei ole nagu päris seda, et ma nüüd pean ilgelt. Mulle meeldib, et roolisoojendus, istmesoojendus, mis mul veel vaja on. Meie liisisime Kristeliga ka mingi suhteliselt nii, et kuradi. Aga teil on mingid kihvtid autod 2 tükki ju? Ei, nüüd teine oli tal kasutada lihtsalt 6 kuud mingi koostööga. Aga üks on juba meil mingi 5 aastat liisitud ja siis teadki, et nagu, et no see ongi põhimõtteliselt, ma loodan, et elu lõpuni nagu need salongid nagu pakuvad, et kuule, et me ostame tagasi selle, saad selle sissemakseks järgmisele, anname uue mudeli ja siis põhimõtteliselt liisid elu lõpuni. Ma vaatasin, nüüd tegi see Apple ka seda, vaata, Eesti see pood on see. Et saad nagu osta iPhone. Ja et mingi, et kui sa maksad iga kuu mingi, ma ei mäleta ala mingi 50 € või whatever, siis sul on kogu aeg kõige uuem iPhone. Aga ma arvan, et see on... oma jah? Vähemalt tagasi pärast. Aga ma arvan, et seal on mingi see teema, et see on raudselt see kõige väiksema mahuga. See ei saa nii hea diil olla kunagi. Aga autoga, et sa loodad, elu lõpuni kestab see. Ei, mul ongi see, et me pikendasime liisingut, sest ilmselgelt me ei hakka välja ostma seda. Sest see on nagu süda tilguks verd, kui sa nüüd 5 aastat vana auto eest nüüd maksad 10 kilo veel seda jääkväärtust või midagi, ma ei tea, et et välja osta lõplikult, vaid selle saab pikendada selle vist uuesti ja siis maksad veidi veel. Ja ma tahaks, mulle ikka meeldib mõte, et ma lõpuks oman seda autot. Või Kristeli ettevõtte omab seda, kuigi me oleme pooleks maksnud, aga kui me lahku lähme, siis nagu kõik on tema. Õige ka tegelikult. Õige ka. Ei, tegelikult on, come on. Jah, tema OÜ-l on kõik siis, nii et kui midagi on, siis võite minu poolel ka mõned olla ja mind toetada, kui on vaja. Selleks ongi ju Patreon. Oska Matu episoode. See on pigem jah, sa saad ilma, kui sul pole YouTube Premiumit ja sind häirivad need 1000 ad'id, mis siin vahepeal on, siis Patreonis on, ma teen topelt uploadi. Patreoni episoodis me peame jooki praegu. See on kõik CGI replaced. Aga saab teha nüüd, ma käisin vaata selles Punso podcastis ja siis tal on, Oleg teeb seda produ, Sigmar. Oleg Sigmar. Sigmar Oleg. Sigmardab. Ja siis ta tegi nagu mingisuguse selle, et ta pani nagu minu plakati vaata kuidagi lihtsalt sõllumus siia nagu. Niimoodi, kui me midagi rääkisime või mainisime, siis ta tegi veel niimoodi, et tuul käis niimoodi. Ja mul on nagu see, et kuidas? Ma ei tea, ta oskab lihtsalt teha mingit siukse asja. Vaata, mina ei tea ka, sina oskad ka vaata, sa tegid kunagi selle legendaarse, kus ma ütlesin, kas sa saad Sandri A ja O kaupluse ette panna. Google Maps selle, mu pea plahvatas, ma ei nagu niimoodi saab või? Oota, ma panen selle siia vahele, ma teen pildi sellest timestampist, siis kõik teavad, millest me räägime, sest veel veits raisatud asi, ma vist ei seerinud seda kuskil. Aga see oligi raisatud jah, arvestades palju mul jälgijaid on ju sul. Väga panid paika ma ära, ei ma sain aru väga, okei. Ja kui ma unustasin, sorry, ma olen one man band siin, sest see, miks see on väga kaval, et sa tegid selle pildi. Sest ma olen teinud seda, kui me jänkudesse peame panema, siis ma teen seda, et ma hoian veits aega käsi püsti. Ma olen proovinud ka niimoodi. Ja siis vaata, kui scrollid pärast siin. Ja bitt on praegu. Ja bitt on praegu. Tegelikult ülikaua hoidma seda, et nagu seda reaalselt leida, et see näeb nagu idiootne välja juba, vaata. Sest sa mõtled küll, vaata, et see on piisav ja sa scrollid üle. Saad selle lähvi kätte siis. Siit tuleb TikTok. Ja, see on highlight reel. Miks sul käed üleval on, kui sa highlightid? Aga mul on mingi 15 Patreoni, ma olen siin kõvasti paljudel kogu aeg. Ära ütle see välja. Ja, mul on palju, mul on vist avalik see palju seal on. Aga see on ka naljakas. Et ma olen pigem öelnud, et ärge olge Patreonid, sest ei saa sealt väga midagi, aga lihtsalt toetamiseks, kui sa ei tahagi. Sest et mul on ma teen topelt uploadid. Üks on nagu avalik YouTube, teine on kinnine YouTube, kus ei ole siis ääde peal. Ja neid mitte edita klippe heal juhul 3 view'd on seal. Ja siis ma mõtlen, et miks ma üldse nagu teen? Sest et see võtab kõik Patreonid isegi ei vaata seda episoodi või? Et nagu pigem on inimesed toetavad. Et nagu kõik pigem vaatavad äädiga või neil on YouTube Premium või anyway. Inimestel läheb nii hästi, Matu mulle meeldib, ma saadan talle raha. Mul mingi tuttav isegi, kes oli pikalt töötu, kes töötas, kes oli vahepeal meie ettevõttes oli tööl üks noorem tüüp. Ja siis me pidime ta lahti laskma. Ja kellel nagu vahepeal oli nii, et otsis tööd ja värki ja ta freelance'is ja
isegi tema nagu toetas, ta oli peale ununenud mu Patreoni toetus, what the fuck, mis elu te olete, ma näen kõike, mis maha läheb, kuskil on see, et see, kus sa näed seda silla all venda joodik, vaata. Sa oled mu patroon. Vaatus seda ad-free klippi. Pika oli vaata. Magamiskoti selles. Ja ma suhestun, mul on ka pohmell. Sitta, miks ma ühesõnaga, et mul on isegi see on veidis, et kuna ma pean renderdama need eraldi, ma pean fucking uploadima need eraldi, siis ma pean täitma ära need thumbnailid panema täpselt. Aga sul on nii võimas arvuti lihtsalt, sa saad, jah? Mul tuleb jah suht kiirelt on. Oh my god, ma pean vist upgrade ima ka, meil on nagu see jama, vaata, et seda ühte episoodi ma ei saanud teha, on ju. Sest lihtsalt jooksis kokku ja siis siis ma nagu palusin, et Danil on parem arvuti, vaata, et ma võin, nagu saame kas või kokku, ma võin ise ära editada sinu arvuti peal, aga mul lihtsalt su arvutit korra vaja. Ja siis ta lihtsalt oli mingi, ei võta mu arvuti, vaata, andis läpaka ja mis on nagu mälu täis. Ja siis ütleb mulle, kustuta midagi ja siis ma nagu olen, ma ei hakka sinu arvutist midagi kustutama, vaata. Vaatan ka ainukesed failid, mis tal reaalselt ongi mingi tema stand-upi, mingid habitu, uncut, director's cut version, mingid asjad, ma ei kustuta siit midagi ära, vaata. Ja siis lõpuks ta tegi ise ja siis põhimõtteliselt, mis ta tegi oli see, et ta lihtsalt keeras värvid putsi ja pani üles. Me ütlesime nagu N-sõna 8 korda ta episood ja ma nagu lõikasin ülikavalalt kõik välja, kui ma alguses proovisin, vaata renderist, aga mul lihtsalt tegi see, et mingi esimesed 7 minti jookseb ja siis jääb pilt seisma, heli pole ja lihtsalt ülejäänud 1,5 tundi lõpuni, vaata. Aga lihtsalt kõik N-sõnad sees, kõik asjad. Nagu ikka see tugeva R-iga ingliskeelsed. Ai, seda ütles Dan ja mitu korda. Ja ei, väga fun oli, jah. Ja siis nagu oligi hea, panime üles, siis ka kohe mingi Hendrik veits aega helistab mulle, jama on. Mis jama? Ja siis ta oli lihtsalt mingi, et see mingi lugu, mis ma temast rääkisin, et keegi kuulas seda. Aga samas ma küsisin Hendriku käest 117 korda, et kas ma võin rääkida seda, ta oli mingi keda huvitab muidugi. Kurat, ma ei tea, mis see on, aga mul on suvetuurist alates iga kord, kui Dan ütleb N-sõna ükskõik mis vormingust, mul panen siukse kajaka, mis see ütleb mu kohta? Et sulle meeldib huumor. Mulle meeldib, aga kas ei, mulle meeldib sul meeldib siuke keelatud asi natuke, sa oled siuke naughty boy. Naughty boy, nagu see on nagu nii loll, aga türa, see on nagu nii fucking... Kas te kodus nagu teete Kristeliga ka nii, et ta on blackface'is või midagi? Pole veel teinud. Aga naughty boy. See, kus sa mingi, minu noob ja Kristel. Oi, naaber vist jättis alt ukse lahti, kuidas sina sisse said? Jah, mul on puhast vett. Wow. Okei. See, kus sa lased Kristil läbi kilekoti juua, vaata. Vaata need videoid näinud. Neil on see bag water, vaata. Afrikas. Neil, jah. Ei no, Afrika inimestel. Jah, just. Neil. Kuidas sa siis ütled? What do you mean, neil? Sama kui ma räägiks Võrust sitta, siis ma ütleks, et nendel Võru inimestel. Ma ei mõtle siin, mul on selles mõttes, see on küll naljaks, ma nägin jõusaalis, et ei, vaata, mul oli ka naljakas moment. Vaata, ma olen nagu see, et ma ei, kuidas ma nüüd seda niimoodi ütlen, et sa ei peaks kattima. ei, tegelikult oli see, et vaata, ma olen nagu avalikes kohtades, ma võib-olla on awkward või niimoodi kuidagi, et kui ma näen kedagi, kes on mingi natstuttav, vaata, ma vahepeal ei saa aru, kas me nüüd ütleme tšau või me ei ütle tšau või ma ei tea. See on mingi suur vene mees, kes teeb mulle seda kogu aeg, vaata, et ta nagu vaatab mulle otsa, siis ma ütlen, ütleme tšau üksteisele ja siis ta teeb vahepeal seda. Ja siis ma ei alutan tema juurde, vaata, siis annan talle nukk. Aga ta ei tule ise, vaata, mis on nagu väga naljakas nagu dünaamika meil. Ja siis, aga ühesõnaga hea, et aga ma ise kunagi ei oska nagu alustada mingit, ma näen inimesi nagu mingi 100 korda seal, ma ei tea, ma proovin nagu olla see, kes ütleb tere, aga ma kõigile ei ütle, sest mõni on nagu vaatab selle näoga. Igatahes, siis ma nägin ühte tüdrukut. Ma ei saanud üldse aru, ta tuli minu lähedale kogu aeg trenni tegema, mitte kogu aeg, ühte harjutust tuli tegema, aga tead tüübi peast, ta jälgib mind. No ei tea tegelikult. Ja siis ta oli nagu, ta on ka nagu niimoodi, ta on pruunim.
ma ei tea tegelikult, nagu ta võib olla täiesti vabalt ka lihtsalt pruunim. Vaata osadel on pruunim nahk. See pigment on veidi teine. Ma ei tea, miks sa niimoodi ütled, see nagu, sa kirjeldaksid, mis sa härjast sõid, aga nagu, aga nagu tuli minu lähedal midagi tegi, vaata kõndis mööda ka, vaatasime otsa üksteise ja siis ma nagu oma peas on nagu, et fuck, ta on kuidagi nagu tuttav, aga samas ma ei saa aru ka või ma ei tea, vaata. Ja siis täpselt see, kui pärast mõtlesin, et välja mõtlesin. On showdel käinud mitu korda, ütleb iga kord, et äge on. Ja nüüd ma lihtsalt, ja ei öelnud show, mitte midagi ja ma mõtlengi nagu, ja siis ma hakkan oma peas kerima kogu aeg mingit narratiivi, et miks ta, mida tema nüüd arvab, et miks ma ei öelnud talle tere. Et nagu, mis teema on? Ja. Ei. Aga selle vene mehega on ka hea, vaata, kuna ma teema ainult nukke, kunagi ei räägi, ütleme ainult tšau on nii, ja siis kui ükskord mul üks sõber oli trennis lambist, nägin, siis rääkisin temaga juttu, vaata, ja siis see vene mees vaatas mind nagu see, et oota, aga ta räägib inimestega juttu. Miks ta minuga kunagi juttu ei räägi? Aga ma ei tea, mis ma räägin, ma ei oska. Ja, mis sa räägid? Pluss äkki tahab sulle lihtsalt nähtamatut lille anda kogu aeg. Katime siit välja selle osa. Pane siia mingi ad-libi, mingi teine lain. See oli sodi. See on need sodi. Tulge mu showle. Ei, välja müüdud. Välja müüdud. KTM saad ikka big deal, no. Big deal, no. Big deal. Big deal. Mina olin kogemata rassist Solarise poes mingi paar aastat tagasi. Niimoodi, et lihtsalt ehmatasin, et inimene tuli nagu riiuli nurga tagant. Nagu vaata, lihtsalt sa arvad, mingi hommikuaeg. Pood on suht tühi, ma läksin Limsi leti juurde ja siis suht kiire sammuga tüüp tuli nagu leti vahelt ja siis ma olin nagu korraks nagu võpatasin ja see oli mustanaline Woldi kuller ja siis mõtlesin, türa küll nagu. Ja vahepeal on mingi veider kilt tekib, mida tegelikult ei tohiks olla. Ja siis on nagu, get the fuck out! Mis mulje sealt võis jääda, nagu siis, kui nagu papsid näevad mustanahalist, siis on nagu ja siis tulevad, et ongi seal. Käisin Tallinnas, nägin, ja sõidavadki niimoodi ringi. Mis nagu saaks teha? Aga see, kurdi see, ei, mul oli ka, meil Lätis oli hea, olime naisega suvel, lihtsalt mul oli mingi private, vaata, ja siis jalutasime Riias, üliilus ilm oli, mingi kuuma laine oli seal, vaata. Ja siis lihtsalt niisama jalutama ja mu naisel nagu hullult meeldib nagu räpp, kõik artistid, asjad seal hullult meeldib. Ja siis jalutame ja siis meil tuli mingi mustanahaline naine tuli vastu ja siis nagu jalutas meie poole ja siis nagu ütles niimoodi, nagu minu naise poole ütles, et New York! Ja siis mu naine oli nagu nagu full täielik ehmatas vaata nagu täiesti, sest see ongi see, et sa ei oota, et ja mis New York! Mida? Ja siis just nagu jalutame, ta oli täiesti vaata see naine ka vaata mingi läks ära ja siis naine mingi, mis asi see oli? Ja siis ma ütlesin, et Tibu sul särgi peal on New York kirjas. Ja siis ma panin kogu aeg puid, et nagu Spotify's on okei. Distantsilt on okei. Spotify's sulle sobib. Aga nagu tänava peal. Ei, see oli väga hea. Aga no vahepeal ongi, keegi lihtsalt ehmatab. No teda sa ei tea ja see on täiesti savi, no. Ei, ma isegi ei mõtle siukse asja peale muidu. Ei, mina olen sellele arvan, mis mu vanaema mulle alati rääkis, ma olen ikka seda võtnud südamesse hinge ja siis nii ilusad inimesed. Just. Vaata, telekas, ta alati meeldis, ta ütles niimoodi telekas kogu aeg, vaata, kui ilusad nad on. Mis oli juba nagu veits, nagu siuke, nagu veider. Samal ajal tegi nii. Ei, tal oli nagu see, et kas mul oli see, et sulle nagu vanaisa meeldib ikka, nii ilusad inimesed. Aga mis sa arvad, kumb su elukaaslasele või sulle, mis... Kas ta on... Kaks valget tüüpi hakkama mingi rassi teemal rääkima praegu. Mis podcast? Kas ta on tiim Nicki Minaj, kas ta on tiim Megan Stallion või ta on tiim Cardi B? Seal on... Neil on mingi beef või sa räägid mussist lihtsalt? Muss. Ei, nad on lihtsalt nagu põhimõtteliselt... Ma ei taha üldistada, aga suht sarnased. Üks oli enne Nicki Minaj oli veel see, keda, mitte Missy Elliot, aga üks teine, kes justkui on kelle koopia Nicki Minaj on, mul ei tule nüüd meelde.
Ühesõnaga see nagu üks Nicki Minaj ja Cardi B on hästi sarnased. Jah, ja siis on Megan Thee Stallion mussi või vibe'iga või nagu selle attitude'iga nagu on. Ma ei tea, mida mu naine arvaks, aga mulle meeldib sealt Megan Thee Stallion kõige rohkem. On jah? Ma vist olen veidi... Tal on kõige funnimad lood. Ma olen vist veidi vanem, sest ma olin selles Nicki faasis, aga nüüd on just hiljuti vaatasin seda... Nicki Anacondat. Mäkki friikaid suhu. Ma panin kunagi, ma tegin Sandrile sooja, siis veel. Ja siis ma panin, ma ei mäleta, mis linnas me olime. Ja siis oli vaata see Wet Ass Pussy. See lugu oli hästi popp. Ja siis ma panin nagu, niimoodi ma sain sinna helipulti või niimoodi vaata. Ja siis ma nagu lihtsalt lollisin vaata enne seda. Ja siis panin seda Wet Ass Pussy. Ja siis ma tegin terve aeg nagu Sandrile seda. See on see tuuri lugu vaata. Sest see just poppis siis ja Sandrile üldse ei meeldi siuke muss. Ja siis ma nagu, me läksime ära sealt helipuldist. Ja siis nagu oleme back'is vaata ja siis... mingi hetk, ma ei mäletagi, see oli minu Comedy Estonia aeg oli ikka siis veel, aga Hendrik või keegi kellest tuli, kes oli seal see händ on ju. Ja siis on mingi, et kuule, et playlistiga midagi, et Sander on ju kohe, mis asja, mis on? See üks lugu käib ülipikalt kuidagi. Ja siis ma olin, ma panin selle Wet Ass Pussy 24 hour, vaata selle, et see lihtsalt nagu popis saalis. Lihtsalt 15-20 minti käib. Wet Ass Cushion ja lihtsalt vaata mingi kõik see, ei väga hea. Aga jah, ma ei oska öelda, nad ikka teevad mingit erinevat asja, aga lihtsalt sellel Megan Thee Stallion on väga hea see Captain Hook. Ma näen kogu aeg seda pop that pussy with a uppercut. See on nii naljakas asi lihtsalt mida peas. Vaata mingid asjad jäävad. Mul on, see on see ahvi aju, vaata, ma olen täiesti mingi, mis veel on hea, on see, vaata Danil on see üks pits, see Dan. Vaata oled kuulnud, kus ta ütleb see Dan. See käib mul peas kogu aeg. Ma vahepeal kodus nii sama ja siis oled võtta midagi edasi. Meil on praegu Kristeliga, meil on Maitšev. Kõik on nagu, kui lahe ju, Maitšev õhtu on. No iga asja kohe. Väike siuke Maitšev. Ei, see väga, kui palju sa saad kasutada mingit sõna ja siis ma armastasin veel seda ka see, vaata sellel Madis Kurmil oli see Jeesus on jovi. Teile see ka kogu aeg. Kodus siis mingi Jesus! Jeesus on jovi. Ja lihtsalt, aga seda on nagu nii palju tehtud juba mul kodus. Sest vaata, sa tead, minu naisele alguses see üldse ei meeldinud. Aga kus tal mingil hetkel tuli ka endal see Jesus. See on mu lemmik. Kui sa suudad oma elukaaslasele mingisuguse asja peale suruda, mida sa tead, et talle tegelikult alguses ei meeldinud. Ja siis ta teeb ka seda, oh my god, I love it. Mis sa teed jälle pildi või? Teen pildi. Võib-olla bliipin nüüd ma putsin. Okei, sorry, ma ütlen uuesti, retakas. Teeme teise sõnaga, sünonym. Fuck. Me saime, okei, kati välja, kus seda sobib. Me saime kunagi jänkudesse selle kirja. Oli, mis see? Et mingi, me kogu aeg tegime mingi autist, vaata mingi autist, kogu aeg ütlesime, vaatasin, kuule, et ei saa, siis me, vabandust, retakas. Siis läksime lihtsalt, võtsime lihtsalt uue. Ja siis sealt edasi tuli meile homo ja lihtsalt läks vaata kogu aeg. Et mingi see peab olema, üks peab olema, kelle üle me teeme siis? Otsustame siis kõik koos ära, mis on okei. Ma mõtlesin, ma siin olen ka contemplated või arutanud kuulajaga, et idioot ei või ka varsti öelda, vaata imbetsill on ka tõenäoliselt mingi sündroom. Idikas varsti ei tohi öelda, tõenäoliselt on mingi arengupeetus hoopis või et loll. Impo on hea. Impo. Peast impo. See on täis impo. Mis me ütleme, andke üks sõna. Tea, mis on, aga see kõik sõltub tegelikult sellest, kuidas sa ütled. Sest nagu Dan pani meil näiteks, ta tegi Austraalia reisi ajal ja Tai reisi ajal nii offensiviks sõna loll. Sest vaata, ta ütleb lihtsalt LOL! Sa oled ikka loll! Ja kui see tuleb Danni suust ka veel, siis sa lähed nii kettasse, vaata. Mingi, I see red, kohe Kui ta ütleb, sa oled loll! Ja siis kõnnib ise vastu posti, vaata või midagi. Et ja siis on nagu jah. Ma vist temaga sinna levelil pole jõudnud, ta vist veel austab mind. Ta ütleb sul lihtsalt see enda aega sõna ja sa oled seal. Tule, kuule, mis see häält mul. Mul on me peame seal longero lahti tegema. Ei, see on mul reaalselt mingi köha on pikalt, mingi kops on läbi, me tegime Saaremaal mingi tünnisauna ja mingi cold shower ja tünnisaun, cold shower, tünnisaun ja siis ma hängisin õues liiga palju juba. Ja siis mul on siuke
Nice, see on päris hirmus. See on päris hirmus. Ma olen samas ruumis selle tüübiga. Yeah, väike, äkki diagnoosimata COVID. Või siis on see, no mis see meie regiooni see haigus on see, mida teised päris riigid kardavad. See... Autism. Ei see kopsu, see... Angiin on kurguma. See hästi hull, vaata. Ma ei teagi siis. Bronhiit või? Kopsuvähk siis. Ma pärast kuugeldama. Oma vahel räägime. Mul ei tule praegu üldse meelde see. Tere, mis asi see on? Vaata, sellest eraldi haigla on sellel isegi. See on see tuberkuloos. See veel käib Eestis. Ei, ma tegelikult vist ei käi. Aga vaata, kui sa Eestist lähed kuhugi, kus on nagu päris riik ja sa pead mingi viisad või asjad, siis nad alati küsivad, kas sul on tuberkuloos, kas su peres on... Vaata, nad hullult kardad, sest osades ühiskondades pole seda üldse olnud. Ehk siis, kui sa lähed sellega, siis seal on... Fuck, ma peaks igaks juks tegema mingi pildi, sest see on tobe. Oi, kuule piibise välja. Ei päriselt. Mul on sellest rohkem häbi, kui see, et ma ütlesin retakas. Aga no tegelikult on, kuskil on kombed ka. Jah, just. Ja siia pane ad-libi see, kus nagu ütledki seda. Selle piip asemel. Väga hea. Kuule, kas sa oled teadlikult nagu oled oma phone time'i tõmmanud maha või? Sest ma olen sinu puhul, sa oled nagu minust 10 aastat noorem, sa oled nagu just kui see noorem põlvkond, kellel peaks olema see TikToki attention span, aga sa oled nagu, kui sa tuled Maigile, siis sa pole vaadanud, mis line-up on ja mis seal toimub ja Fedaris pole vaadanud midagi ja tõenäoliselt vastad 2 päeva hiljem mingile Insta-chatile. Cool dude. Jah, dude. Elus toimub nii palju. Nii palju ei toimu või? Aga teadlikult ei ole või? Seda, et ma pigem ei ole telos. Mul ei ole nagu screen time nagu väga hea ikka. Ja. Mul ikka on vahepeal. Tavai. Aga ma ei saa aru, kas screen time, kas ta võtab nagu, vaata kui mul on nagu Mac ja Telo, kas ta paneb kokku need või? Võiks juba on, ma ei usu tegelikult. Ma ei saa aru, sest vahepeal mul tuleb report arvuti ekraanile, vahepeal tuleb report telefoni ekraanile. Ja seal on nagu mingid asjad, kus ma on nagu see, et ma ei usu, et ma sellist asja telos teen. Okay. Aga ma ei tea, sest kui see on kokku, siis mul on väga hea. Kui see on eraldi, siis ma peaks ikka tööd tegema. Aga mul on pigem see lihtsalt, et mul on, ma võtsin Facebookis notificationid maha ja ma avan ainult siis, kui mul on nagu tunne, et võiks avada. Sest ma vihkasin nagu seda, et tuleb see pling ja siis saad kohe, okei, mis seal on. Ja Facebookis enamus asjad on täis nagu karbaas. Event kuskil on. Ja või et keegi pani veel kommentaari kuhugi, kus sa panid. Või siis vaata, kuna me oleme seal foorumites, kus on need open mic'id ja asjad tulevad, siis kui neid vaata ääditakse ka korraga, siis on üks päev lihtsalt põrgu, on ju. Ehk siis mul on lihtsalt see maas ja siis ma nagu unustan tšekata. Plus ma olen nagu niimoodi ära rääkinud veits, et ma olen alati kohal, ma annan märku, kui ma ei tule. Sest ma pigem olen kohal, kui ei ole kohal. Ja siis mul ongi see, et ma nagu ei ole vaadanud, lihtsalt roll-upid ja pigem nagu see. Ja no tegelikult Instas on ka notification maas. Mul ongi Messenger veel jäänud, aga see on ka siuke, et ma tegelikult tahaks maha võtta. Ja, mul on... Chati inimestega väga. Sul tuleb nagu blink, kui keegi kirjutab, jah? On jah, ma olen selle võtnud maha ja mul on ilgelt häirib, et Kristelil need peal on veel, sest ma proovin nagu selle kuradi vanaisana seal seletada kõrval nagu, et see ei ole loomulik, et sa oled kogu aeg olemas kõigile. Et tema võtab kohe ja kohe vastab, see ei ole nagu läbi. See jääb mind närvi, sest et ma näen, et see veidi nagu, aga noh, tal on... Siis kui tema on kuskil, siis ta sulle ei vasta. Just. Aga miks sa nüüd kodus kogu aeg telos oled? Ja siis ta ütleb, no mul on praegu see hetk. Sul on hetk minuga praegu. On see päriselt niimoodi või? Sest ma kirjeldasin enda olukorda praegu. Ei, mul on, seda on küll, et kui me kuskil on mingi lahe, mingi häng või midagi, siis kahekesi nagu. Ja siis on see, et tal on vaja kindlalt praegu arutada sõbraga asja, mitte nagu mingit päris asja, mis homme on, ütleme, et homme on mingi projekt neil ja on vaja midagi kokku sebida selle mingi musa video jaoks või midagi, siis ma saan aru. Aga kui on lihtsalt see, et keegi midagi kurdab, et mis siis, kuidas läheb, siis on nii, et nüüd hakkad. Driving insane, ma lähen lolliks ka, sest mul tekib see, vaata, mul selles mõttes on väike see tähelepanu, on ju, et kui ma näiteks räägin sinuga või kelle igaga, kes võtab telo kätte, siis ma oma peas olen automaatselt, ta ei kuula.
ja siis minu lugu hakkab lagunema. Jah, täpselt. Sest ma olen nagu see, et ma ei suuda publikut hoida. Mul on vaja nagu... Jaa, mul on vaja, et saad minuga. Sama, mul on sama. Ja siis, mul nagu, siis mul kaob alati see aur ära ja siis ma vihkan seda, kui on see, et peab telo ära, saad korra uuesti ja siis ma nagu, jau, ärme siis räägi. Aga nüüd ma teengi seda, kui ma näen, kui me räägime midagi, telo kätte, siis ma jään vait. Mul on see, et ma tean, mina ei saa siit midagi, tema ei saa midagi, savi. Aga Kristelil on niivõrd multifunctional aju, et ta teeb niimoodi, kuulab, võtab ta ette ja siis ma juba olen kettas, aga ma räägin lõpuni ja siis ma ütlen, et miks sa telo pidid ja siis ta on nii, et nii, sa ütlesid seda. Ei, ta teeb ka seda, aga mul on ikkagi see, et aga ma ei tea, vaata. Ma tahan, et sa kohal olles kuulaks, mitte lihtsalt kuuled. Ja täpselt jaa, sest vaata see tõenäosus, et see informatsioon jääb sulle meelde, on ikkagi väiksem siis. Plus tead, mis kõige rohkem kettes sajab, kui sa saad ise aru, et see, mis sa öelda tahtsid, polnud üldse nii oluline ega hea. Ja siis ta on, mis sa ütlesid ja siis pead teist korda ütlema selle sita, mille pärast sa olid tema peal pettunud veid. Siis ma lihtsalt ei ütle. Ma ütlen, et see oligi mõttetu. Aga ei, naistel on oma voli, oma aeg. See, et sa oled mehega suhtes, ei tähenda, et sa telos ei või olla. Sul ei tohi olla sõpru. Tanel Rentiku podcast uus. Mis see highlight oli? Ei noh, kui naine tahab üksi klubisse minna, ei. Lits, ma tean, mis seal toimub, ambaalid. Ei no mul on alati sellega see, vaata see on umbes see, et mis on naljakas meil vähemalt, ma ei tea, kas pärast ma saan võib-olla kõik selle välja. Aga ei, tegelikult see ei ole midagi halba. See on niisugune tore. Ei, on. Aga see on lihtsalt, vaata, see ongi, kuidas me olemegi aru saanud, me oleme nagu selles mõttes erinevad temaga, erinevad energiat. Et näiteks talle meeldib Nublu muusika väga. On ju. Mulle meeldib ka Nublu muusika. Aga kui Nublul on kontsert, siis minul on nagu see, et kuna minu naine tahab nagu väga minna, siis mul endal on nagu see, et nagu ta ei saa sulle nii väga, ei tegelikult isegi ei ole see, vaid ma olen olnud nagu, ma olen ühe korra käinud niimoodi ja siis ma nagu taipangi see, et ta tahab olla eespool. Jah, niimoodi, Mina tahan olla tagapool. Just, vipis. Ei, mitte nagu, mul isegi ei ole see, vaid see on pigem nagu on asi selles, et ma olen nagu pikem ja ma tean, et kui ma olen ees, siis seal 100% on keegi, kellele ma jään ette, kes minu pärast ei saa nautida ja siis hakkab minu peas juba see, et ma nüüd segan kedagi, ma ei suuda, kuidas ma siis olen siin, ma tahaks olla tagapool, siis ma saan nagu nautida, mul on nagu relaxim, aga ja siis me ühe korra käisime, aga siis mul oligi nagu see ka, et mis ma siin taga siis teen, kui ta on seal ees, siis mul on nagu see, et mul on nagu lihtsalt veidralt siin. Ja siis mul ongi see, et kui nagu on mingisugune hea moment, kus kuidagi niimoodi joppab, vaata, siis jah. Aga jah, et mul on ka pigem see, et ma kuidagi, ma ei tea, lihtsalt ei, et siis see Rentik see, et kui naine läheb üksi peole, mul on nagu see, et las ta siis läheb ja lõbutseb. Ja kui tulevad mingid... Ma ei viitsi vahepeal. Aga kui tulevad keegi külgele, mis see elu lõpp siis või? Keegi rääkis mul naisega. Minu ego pihta. Aga aga ta elab ikkagi selles, vaata, ta on rohkem selles kiired ja vihases maailmas, vaata. Jaa, võib-olla. Nagu, mul on pigem ongi ainult turvalisuse teema nagu. Mul on lihtsalt see, et kui nii kaua kui nagu kõik on hästi safe jumala eest. Mul nagu, et ma ei taha nagu selle peale mõelda. Sest ma tean, mul on seda ka vahepeal olnud, kus ma olen mingi, et kodus oled, siis on mingi ei tea, kuidas seal siis on. Ja siis ma vahepeal mõtlen, et ma lähen siis ise ka juba välja, aga mulle meeldib nagu rahulikumad tegevused võib-olla kui nagu mingi ööklubi või asi on ja siis ma tahangi siis seda mingit rahulikuma hängi, siis ongi hea minna ise ka hängile, et ise tööst, ta paneb seal hullu. Aga mul ongi tunne, et ongi suur avastus, teistsugused inimgrupid on ka vist olemas, sest et mingi teine podcasti highlight tuli ette, üks on sealt villast vist üks naine ja teevad mingit umbes sarna nagu sõbrannad või mingi pestikas või podcast on ju. Kes see? Sa tead kindlalt? Nime ei mäleta. Villast üks. Villane. Ja siis seal oli mingi highlight. Mis ta villas seljas oli? Räägime nii. Mitte midagi. Aga seal oli highlight oli ette, et tähendab, kui me oleme suhtes ja mees hakkab mulle ütlema, et ei, sa ei lähe selle seelikuga välja. Ei, sa ei lähe. Siis mul oli Essa reaktsioon, et mis fucking maailmas te elate, kust te need mehed leiate üldse või kellest te räägite? See tundub nagu mingi made up story nagu, et ükski mees ju ei ütle oma naisele, et ära seda seelikut pane, kui sa välja lähed. Aga siis saad aru, et vist tere neid on. Ei, aga sellega ma olen näiteks olnud, et mitte nagu seeliku asjaga või niimoodi, aga mul on vahepeal näiteks, et kuna mul hull teema lahti see, et
no ma olen nagu see, et sa küll ma ei saa. Siis vahepeal ma see küll, vaata kui on siuke mingi külmemad ilmad, siis ta vahepeal, kui ma pean mantli, siis mul nagu see, et pane talvejupp. Pane talvejupp, lollakas. Ei nagu, et see on ju mingi moment ikka, kui sa oled nagu õues. Ma ei tea, kas see on järjekord või, no ta ei käi nii palju väljas, siis teeb mulje nagu tahaks kogu aeg. Tal on tegelikult suht vähe võimalusi käia, aga siis ma ei luba. Ei tegelikult lihtsalt, sest elus toimub asju rohkem kui iga nädalavahetus ei saa pidu panna. Aga jah, et siis ja mul on pigem jääd nagu see, et pane soojemalt. Ma olengi nagu see butt of the joke alati. Et kogu aeg on põhiliselt ongi see, et kui ma seal nende pundiga käin kuskil, soojalt on sul see mingi lisa puffi sall ka kogu aeg taskus talle? Vahepeal jah, ei ma olen võtnud niimoodi, ma olen võtnud talle mütsi kaasa teades nagu, see läheb vaja. Nagu ma saan aru, et ei taha enne panna, sest soeng ja asjad ja I get it ja vaata osad mütsid jätavad sulle selle. Tead, see on alati loll, kui jääb see rant ja siis I get it. Aga ma võtan kaasa, sest ma tean, et üks hetk õhtul, kui ma võtan selle välja, siis see on see müts. Muidugi. Roger, heitida. See, seda tavaliselt ei ole. Ja siis ümiseb numbel. Mulle ei meeldi, et sa niimoodi mu naist ära oled, sest see ei ole see, mis toimub. Siit võib jääda, vaata ta ei ole avaliku eluga tegelane, ma räägin tast väga palju. Aga ta ikkagi ei ole. Vaat sinul on selles mõttes teistmoodi, sul on hea. Aga tal on nagu see, et ta ei viitsi elu sees olla. Mul on mingi kuskil, siis kui ma veel teie gängiga ei teinud, siis olid meil popaad kuskil Pärnus seal templis. Seal oli vist, tuli ühe koomiku naine küsis, et kas Kristel teab, et sa temast nii palju räägid laval. Et nagu tema siis elukaaslane ei räägi üldse peaaegu, ta oli pigem mingi ühiskonnaanalüüsi bitid. Ja siis nagu, tere, sa räägid, teab ta üldse või? Ja siis ma korra mõtlesin, kas peaks tõesti, et on ju avalik, räägin tema mingid trussadest vahel ja mingid asju. Ma proovin alati maskida sellega, et üks mu eks, et nagu ma maskin ära, et ei oleks see, et midagi, mis iganes on ju Kristeli pihta. Mitte, et kõik mu eksilood on Kristelist, tegelikult see ei olnud see point. Sa oleks pidanud vastu ütlema, et kuidagi ma pean ju ka pildis püsima. Jah, täpselt. See ongi mu content. Aga see on naljak, huvitav ja... sa küsid siis ta käest või küsi? Ma vahel küsin jah, aga isegi kui on sellised süütud asjad, mis on lihtsalt nagu võib-olla tögamised või suhte nokkimised, siis ta on ka nii, et nagu veidi on nii, et nagu tere, nagu ma olen nagu eriti madu tundun vahepeal nagu su bittide järgi, nagu kui ma räägin mingit meeste ja naiste teemat. Et no ilmselgelt veidi võtad võib-olla, et kust see siis tuleb, aga mul on alati jah see, et mul on mingis 4 okeis suhtes olnud või mis kategoriseeruvad suhteks. Nii et ma seal väidan, et ma saan keskmise teha. Okei, täkk, rahune veits. Ei no tegelikult ma olen siin 4. Päris ütleme nii, et 4 naist seal kummitab on. Tere jälle see. Ei, see on väga hea, see uus näär sobib sulle. Mis oli see Your Mom's House'i highlightis oli ka mingi video, kes mingi tüüp laulab Bee Gees'is sarnase häälega ja siis on nagu kommentaar on, et using lung cancer as an instrument. Praegu on mul Jesus. See on jah, ma loodan, et sul on mingi arst kuulaja, kes kirjutab sulle pärast. Meil on, kes iga kord ütleb, Dan, sa pead Danni kuskile kontrolli saada. See on huvitav ja mina ka, mina ikka vahepeal nagu ütlen ka, et kuule, siuke mõte tuli, mis sa arvad või midagi. Aga ja ma üldiselt üritan ka hoida nagu see, pluss mul on nagu see, et no kuskil on see piir nagu, et ma ei viitsi ainult neid lugusid rääkida, sest ma vihkan täiega seda ka, vaata, kui sa kuuled mingi vennu, minu naine, siis saad juba vastik. Ma veidi kardan seda, et ma lähen täpselt, siis kui mingi laps tuleb, et siis on ainult papsipitid, sest sa paist kodus. Aga see ongi siis balans, vaata, kui sa pead ikkagi veits rääkima, sest sa ikkagi räägid enda elust ka, vaata. Ja see, ma olen Kaarli pealt näinud, inimesed räigelt suhestuvad. Meie huumoriklubi gängis pole kellegi, Johannes Vaher vist on, tema veits räägib, ta on komedast on nagu gängis pigem. Aga et ühesõnaga see on nagu nii, tegelikult see on nii puuduv, nii inemet selle pärast võib ka popp olla, ta on nagu suht juba Essa Tuuri ajal tal vist olid lapsed. Et seal on kindlalt lapsevanem asi on täielik nagu tühimik tegelikult. Ja siis vaata Franzul ju ka lapsed. Publikus. Ei ole tal või? Okei, siis ta räägib küll suht palju. Ei, come on, see on kirjutaja lapsed. Ühe 5 neist. Ei, tegelikult, jumala pohhui, tee, väga fun. Muidugi. See on
see on lahe. See on lahe. Aga tegelikult on. Mulle seda on huvitav jälgida ka nagu, et see on nii teistmoodi, et see nagu avardab pilti ka nagu, no nagu, et mingid asjad, vaata see, et oligi see mingisugune see avaõhtu ja siis intervjuu publik. See on nagu naljakas kontseptsioon, kust ma ei tuleks siukse asja peale. Tahaks nagu lihtsalt kenkana, tahaks lihtsalt vaadata ära sala ja ära minna, ei pea nii, et jah. Okei oli. Ja ei ma oleks kenka osa välja lõiganud, sest see ei reklaaminud väga. See nagu, aga aga teised kõik olid ju väga positiivsed. Ja et aga jah, see Pransu esikas tundus minu jaoks täpselt siuke asi, mida ma never ei tahaks teha, sest et nagu kõik koorekiht, sõbrad eesreas, ma nüüd teen, vaadake seda, see mu esikas. Mul on nagu hästi palju pinget. Kui sa seal failid, siis nagu kõik su sõbrad ja tuttavad on nagu... Täpselt. Seda ma vihkan kõige rohkem, ma olen seda palju rääkinud, aga kõige retsim on see, et kui oled nagu 11 aastat in stand-upis ja siis mingi vana tuttav on, see teed, kuule ma mõtlesin, ma tulen ka läbi ja siis see on mingi kõige sitem, mingi potiku sita söömine, open mic nagu ja siis ta on nagu 11 aastat, mida? Mine tööle tagasi. Ei, see on nagu, tule suurele, praegu ongi sitt, et... Ja mul oli ka see proovikale tuli see Johannes Järm, vaata, kirjutas mulle. Just oli vaata võitnud, siis kirjutab mulle, hei mees. Me käisime kunagi jalkas koos väikeste possina ja siis mängisime hiljem mingi kooli all koos lolli vahepeal ja mingi... Oota, mul lähevad sassi tüübid, kes see Johannes Järm on? See kergejõustiklane. Toi. Tead, kui sa pildi pead, siis paned kirjutad, sul on see läpakas, siis sa näed, sa kindlalt tunned ära. Ja siis ja siis igatahes kirjutab, et kuule, et tahaks täiega vaatama tulla, et sinna Tallinnasse ütles, et need teoteatrid. Siis me mingi proovikas, et tule pärast poole. Kui nad tuttav ära tuli. Mul oli ma olen pärast laagris, ma ei saa, siis ma mingi. Ja siis ma veel proovisin, seal enne laagrit on mingi teised linnad ka, ma ei viitsi kuhugi teisele sõita, siis ma ei gedit. Okei, tule, vaata. Ja siis ta pärast oli, väga nice meil sult, aga ise ma olen nagu mingi, tule ta käis just. Siis kui ma ei tea veel järjekorda. Aga seal, kuidas teos on, kas seal need publikud suht hästi või? No saad valguse teha nii nagu tahad. Jah. Aga kuidas sa paned? Sul oli see, et tahad näha vist? Veits näha. Mitte palju, aga veits. Ma tahan nagu niimoodi, et ma saan aru, kus inimesed on. Nagu nende siluett ja umbes, et kas nad naudivad või mitte, oleks ka hea näha. Ei, sest mul on siis, kui ma saan nagu silma vaadata, I love it. Aga ma saan ka aru, et see võib olla ka publikul, no see on nagu nii publikus, et isegi kui sa ei näe vahepeal, siis keegi pärast tuleb, kuule, vaatasid mind otse silma. Ma vaatasin tühjusest. Vaatasin just läbi. You don't exist. See käis Kaarel Nõmmik avasi. Mida ma vaatasin? Okei. Kaarel tore poiss. Vist. See, et Messengeri osas, see, miks me oma naisi vihkame, on ju see sama teema, tuleme sinna tagasi. Ma avastasin... Vihkame või? Okei. Ma avastasin seda, et mis on täiesti muutis ära igasuguse anxiety mul. Ma mõtlesin, et saad võtta need red receiptsid maha. Messengeris ka, Facebooki Messengeris ka, sa lähed mingi privacy red receipt, sa ei näe, millal teised on näinud ja nemad ei näe, millal mina olen näinud. Ohvilt vaatad ringi, sa pead muidugi võtma arvuti chatis eraldi maha, telo chatis eraldi maha, Facebooki brauseris eraldi maha. Ja siis on see, et sul pole seda, et ta on näinud ja miks ta ei vasta, sa ei mõtle üle sellega, sa ei põe seda, et sa pead kohe vastama, see on nagu e-mailiks muutub veits, et nagu ma vaatan, loen üle, scrollid, vaata enne oli see, et hoiad all, teed selle secret vaatamise. Ja see on ainult iPhone'i veel saada. On või? Vist küll ja siis keegi mul kunagi ütles Androiga, ma tean küll teid korradi iPhone'i vendasid, te loete selle sõnumi. Äkki oli vist Mikkel, see kõlab väga Mikkel moodi ja kohe kui ma tegema hakkasin. See, kus ma ei mäleta, kes see oli full on Mikki impression. Siis kui ta tahab õiget point, nagu ausat pointi öelda, aga ta ei suuda otse öelda seda, ta teeb väikse bitinast. Ja läbi biti. Nagu me kõik suhtleme. Kuule, kas saaks nii, et sa enam nagu mulle võid ei paneks lavale äkki enne kui ma peale tulen äkki ja kas saaks niimoodi seltsi mees? Jälle fucking kopsuväk. Vaata, kui mul läheb kehvalt, siis nagu ära pärast promomoduuri, kui ma Maigil uusi bitte proovin. Ära siis äkki nii. Aga mulle see on Johannes on vaata brutal, ta armastab seda teha. On jah? Ja ta teeb seda, et kui ta hostib või midagi, siis ta vaheb, ta oli ka sellel Fransul oli show's pani Hiiupuvi openimad. Ja lihtsalt
aga ei, you gotta respect it ka selles mõttes, et tal on nii zero fucks given, et ta tegigi lihtsalt seda, et ta ütleski lihtsalt, sa oled essa. Ja siis läks peale, vaata ise essad 5 mitti, inimesed mängivad veel piljardit. Okei, oleme valmis küll. Davai, see järgmine on näitleja. Brand. Proovib ka siis. Tuurile juba juba tuurile, ise siin olen mitu aastat teinud, aga sa juba tuurile. Vaatame siis see poiss. Ja niimoodi kutsub peale vaata. Ja siis ta tegeb mulle ka see. Mulle ka ikka teinud see, kus ta peab full openima, ma söön sitta mingi uue bitiga, sest ma ei tee, mis ma Maigil siis uuesti tunni materjali teen, vaata. Ja siis teed uue biti ära, siis ta mõrest, seda siis tuuril ka ja jätab mulje nagu ma täpselt neid teekski, vaata. Siis ma ka. Forget about it. Naljakas on see kindlalt. Ta oli mulle millegi proovisin, uurisin otse talt, et kas saab spoti. Ja siis ta ütles, et vaatab, tõenäoliselt mahub, tule siis varem kohale, et setupida. Nagu hästi konkreetselt. Talle meeldib, ta on siuke daddy vahepeal. See on nagu hästi, ei loe nagu välja, et mõni on, mul on rääkinud ka, et Kristjan Oden on veits siuke üks sõber, kes kunagi oli nii, et nüüd ta on parem, aga mõni nagu ei oska chatis näidata vibe'i. Et kui sa liiga konkreetselt mingi punkti ilma emojita või ükskõik kuidagi nagu kirjutad, siis jääb nagu nii, et Jesus Christ, ma panin aastaid seda pöialt, arvates, et see on nagu aga kõik olid nagu Roger, see on ülbe. Mul mingid flashbackid tulevad, seda me oleme ka vist rääkinud. Aga jah, see point, ma soovitan kõigile seda, et võtke privacy lahti Messengeris, privacy, read receipts, activity off, active status off, kõik off, bliss. Grupi chatidega on veider ainult, siis on see, et nagu jääb mulje, et kas ma nüüd täiesti tühjusesse räägin, kui keegi ei vasta, võtta. Või on keegi näinud, aga ei olnud piisavalt oluline. Siis nagu tekib jälle see, või siis lihtsalt take it to the chin. Mulle meeldib see ka, et ma vahepeal lihtsalt ongi, keegi saabki lolli sõnumi, siis lihtsalt annadki märku, et see on loll sõnum sellega, et sa lihtsalt teed lahti. Jah, just, nii oli. Või siis seda õpetas mulle Miikal ka kunagi juba ammu aastaid tagasi, kus ta ütles, et kui keegi kirjutab sulle, jõu, ära vast. Ära ava. Ja see on nii tüütu, et nüüd pane kui sa oled siin. Info. Pane kohe info ja siis ma vastan. Vastan mitte ühelegi jõule. Tiks tegi seda alati, et jõu, kuule, üks teema on, ma tulen läbi. Mis teema? No see ei olnud kokaiiniga, selles mõttes ta ei pidanud salajutuna tegema. Ei see, kus ta jõuab tuppa ja sa kuuled väljas sireene. Mul oleks vaja korraks mingit suurt tekki on sul, kui on mingit nurka. Ma tuleks nädalaks. Mida? Et seda tegi, et üks mingi jutt, et sa lähed alla ja siis kuuled ära jutud nagu jõu, teeks kõne, mul on üks teema. Kirjuta see teema ära nagu, mis fucking, ma tean, et seal on temperamendid ja suhtlus teine, et sa tahadki sõbraga jagada, see on mingi teine asi hoopis inimest. Ari tõenäoliselt veidi sama äkki. Sa pead küsima ta käest, kas on siuke šašlõki vestlus või nii. Sa tead nagu vähe pikem juttu või? Šašla või on see mingi varda või nina jutt? Millisest vardast me räägime siin? Aga kurat, ma nii, mis hakkasid ütlema? Ma kadestan teid tossupoisse, tossuvendasid, kanepimehi. Sest et vaata, ükskord kutsusid mind nagu mingit jalutust tegema või midagi. Ja siis mul oli see, et nagu loomulikult on see lahe jalutada, kui sa mingi pongi oled ära teinud. Ei no muidu on ka lahe. Aga siis ma mõtlesin, et nagu mina ei saaks nagu, et lähme Roksiga jalutama, ma võtan siis pläsku kaasa, siis timmid mingit viinalist ja sa oled nagu keset päeva sodi. Et kui sa oled väiksed nagu jono teinud, siis on nagu chill ju, keset päeva teed õhtuks. See on naljakas küll ja, et see on väga nukker, kui sa oled pläskuga. Jalutad rabas. Aga samas teine vend võib olla nagu tahaks süüa juba. Kas Volt tuleb siia või? Pääskla rappa. Ma lähen teie otsa. See on väga naljakas küll ja. Seal on mingid eelised vahepeal. Aga peab proovima. Ideaalis ma teeks selle switchi ära, aga ma kardan, et siis ma hakkan seda kuritarvitama. Kindlalt jah. Täiesti kindlalt. See ongi lahe ju. Meil ongi teist Sandrit ka vaja kuskile põrandale nurka istuma. Kahekesti. Teile see oli nii hea, kui te tegite seda suvetuuril, seda viski, seda piirpongi. Viskipongi, oh my god. Ja siis see.
lihtsalt see, et kui palju viskit on topsis ja nagu see nagu visuaalselt laua peal väljas, see nägi nagu insane välja. Ma ei oleks never. Aga kes seal vist isegi Sandril hakkas vastu vist, sest tema kaotas vist. Ma niimoodi täpselt mäleta, aga kui see sinu südameraha aitab, siis tema ja minu jaoks oli see mesmerizing. Aga jah, Sander on siis põhimõtteliselt ainuke, kes keeping up with naan selles gängis veits nagu algsi mõttes on ju, aga tema ütles eile isegi seda, kui ma võtsin selle Essa viinakoksi, ütles, et tere, sa jõud sodiks ennast 2 tunniga nüüd. Ja siis ta ütles, et mulle muidu meeldib sõpradele valada, aga ma ütles sinuga, ma vahel pean ütlema, et võta mingi kergem vahepeal. Aga mul on see, et kui ma Essa kange võtan, siis mul pole üldse mingi õltsi või longeraisu enam. Ja mul on nagu... Aga tegelikult vist ei tohi ka, vaata kohe kui segamine jood on ülipaha, aga ma võin ka seda, ma olen seda viga 100 korda teinud, et jõuad kuhugi, siin on Guinessi või? ja, see on teil põhiasi. Sul täpis Guiness, see on mu lemmikjook ikka. Ja juba mälus, terve õhtu tekiilat joonud, paneme selle Guinessi ka siis. Ja siis... Kunagi ma tegin oma sõpradele Tartus tuuri, on ju. Ma kolisin Tartusse, siis tulid sõbrad külla niimoodi, kainelt jalutama ringi. Juhan Mökkusse vaatas, mõtlen, siin on traditsiooniline shot on siin Sparta. Teeme või? Kainelt. Pole kunagi teinud kainelt Spartat. Mees, tegin, võtsime nagu Sparta maimegi, see on väga kange. Ma teen tuuri. Alla ja ma olin nagu ja läksin välja kettima. Kohe nii, jah. Kainelt niimoodi. Nullisse. Aga täispeaga jood, vaata siis ei saa aru, sest no, ma ei tea. Aga see kuidagi lihtsalt see lagritsa maitse, mis ja siis see strohhi kangus, et su kurk või kõriga kõik põleb, aga lagrits käib üle, ajas nii öökima. Mulle ei meeldi nagu lagrits üldse. Mul tuli reaalselt, füüsilist halb, mul tuli meelde see shot, ma midagi seal Ari show'l vist tegin. Ja tea, mis veel on hea või? Mintu. See tõmbab mul keti kohe käima. Millimallikut oled proovinud seda vallipaari? Ja, ta mulle isegi meeldib, ta oli siuke fun. See on, nüüd ma pole, kusjuures ma jõin seda siis, kui ma absol ei teadnud, mis asi tabasco isegi on, ega mingit spicy foodi, ma ei üldse ei söönud ega katsunud ka. Nüüd, kui ma tegelikult panen iga kuradi tellitud kebabi vahele kogu aeg tabascot ja pizza peale ka, oled sa pannud mingi Peetri salami sriracha, see on parem. Jah, just. Tabascol on natuke liiga siuke... Acid. Jaa. Ta on veidi acid. Jah, tegelikult sriracha on... Mõnusam lihtsalt. Aga see on kalorid rohkem sriracha. You know it, baby. You know it, baby. Ma on kasvav poiss. Ma on suur kasvav poiss. Mul on vaja neid kaloreid. Aga te peaks tegelikult proovima millimallikat praegu, kui ma hindan spice'it. Peaks tegema tagasi. Jah. Need põlevad on alati üliad, kunagi hullult meeldisid. Fun, põlev shot. Vunts läinud. Ja siis mul pani, no see oli alati vaata kõrrega joomine. Niimoodi vaata see kogu aeg, sest sa mõtled et põleb ja siis mees. Ja siis sulle antakse see kõrri, sa saad, et ma nagu lihtsalt kuidagi ja siis kogu aeg jõime neid noorena ja siis üks sõber pani full baari letti põlema sellega vaata. Või nagu selles mõttes, et lihtsalt alko põles, aga nagu ta oli nagu see ja siis nagu see paanikat põleb ja siis nagu kõrre, vaata tõstis nagu kõrre ära igale poole ja baari tamm on nagu rätikute asjadega vaata. Ei, väga hea. Lahe. Jah, väga lahe. Teeme pissipausi või? Ma vaatan, su jalad tõmblevad, aga siis hakkab minul ka tõmblema juba. Tead, pakime kokku, ma arvan üldse. Oh my god, ma teadsin, ma ei tohiks öelda pissipaus, siis saad kohe. Kuule, aga kui me juba pausile paneme? Me juba pausile paneme. Saame selle viskiga lahti teha. Off-screen. Kaamera taga. Teine tüü. Ja. Aga lõpetuseks, kas sa tead, mis jook see on? Oled sa seda proovinud? Mingi kokteil on ka, mis pannakse põlema, mis tehakse mingi suur siuke konjakiklaas, tehakse mingi kuradi joogiga kokku ja siis pannakse vist mingi asi põlema ja siis see gaas sinna peale. Siis tekib see... Ja siis kui ära võtad, siis umbes pead võtma selle sisse või mingi läbi kõrre kuidagi. See pall jääb peale. Jah, mingi siuke. See puhutakse ja sinna peale. Ma ei tea selle nime, aga ma olen näinud. Ma tavaliselt nii crazy see viitsi tellida, see on nagu vastik juua. Pluss on nagu 50 inimest taga nagu vittu küll sa selle pidid võtta. Ei, mulle võib seal Austrias on äge, seal kui käid kuskil vaata nendel pidudel või asjadel, seal on nagu vaata, nüüd käisin aastavahetusel on ju. Ja siis sa näed nagu, seal on nagu jõukad. Ja siis hakkad vaatama, kuidas nad tellivad nagu mingi nagu mulli, nagu šampanjat, niimoodi, et nagu vaata, tead seal Austrias tehakse hästi palju see, et on see õllemeeter ja 2 meetrit ja ja siis toodi nagu kelguga ja nagu niimoodi, et
vahuveini täis, mingi full tüüpide laud, briti mingid vennad vaata ka ja mingi lads, motherfucking lads, noh idioodid vaata. Siis toob seal la ja siis seal on nagu niimoodi tehtud, et see oli see mingi kõige suurem tellimus, mis sa said teha, mis oli siis niimoodi, et terve selles lokaalis nagu tuled, läksid nagu kustu ja siis DJ, ma ei mäleta, mis lugu see oli, mida ta pani, aga mingi mingi fire oli nagu ja siis samal ajal kelguga tulevad biffid välja, vaata, niimoodi, et nagu sealt mingi kuradi sära külmalt asja või no mingit paska lendab, kõik vaata, all eyes on them, mingi full tehakse see, vaata, ülilahe tegelikult, nagu kihvt, vaata, kui sa juba raha paned, sa saad mingi selle oma momendi on ja kõik see täiesti lükatakse teine lugu peale, lükatakse lauda ja siis vaatad mingi wow. Ja siis hakkad lihtsalt nagu lugema kokku, kui palju tüüpe on ja saad nagu see on mingi 20 euri nagu ainult ju. Vaata, et see ei ole nagu lahe, sest neid on nii palju. Et see oleks lahe ja, kui teid oleks nagu poole vähem. Ja. Aga mingis punktis see on see, et see ju lihtsalt. Võtame päris šampuse või? Ja siis on kõigil nagu see väike klaasi põhjas. Ja meil seal Aussis oli mingi Ari sõber, kes kutsus meid vaata ka mingi jooma. Ja. Kutsus enda poole, vaata, rääkis kogu aeg, elas Sydneys üliilusas kohas, vaat siin on hästi kallis ja ta oli veel selles kallis kohas, maja oli mingi üle milli, aga nagu ei olnud nagu mingi suur, lihtsalt nii kallis oli, et ma arvan, see maja oli see stuudio korda 2, 3 äkki 4, ma ei tea, aga nagu mitte mingi massivit, aga lihtsalt nagu ülikallis ja ei olnud mingi uus, aga lihtsalt läksime sinna, vend, keskpäeval, vaata, taksoga lähme meile, turistid võtab, ta näitab meile, vaata, ja see oli see kallis linnaosa ka veel seal Sydneys. Siis mõtleme, et ongi äge, vaata, lähedki ülipalju jahtesid asju, wow. Siis lähme vend võtab vastu, räägib ta naine, tegi mingit Marveli filmi, oli kaskadör, vaata. Ja siis ta mingi, davai poisid, et rullin siin savu ka veits, panen savu käima. Kell on 12 päeval, on ju? Päike paistab tuppa, siis ta teeb selle toas, vaata, peab jono käima, on ju, siis on kohe see, et okei, mul oli ka naine kaasas, vaata, tal oli kohe see, et lahe, et lihtsalt läkski toas käima, panen siis õues. Juba äge vibe. Aga sellest ei, aga nagu muidugi on ju, et see oli nagu veider ka, et see tüüp lihtsalt vaata eeldas, et nagu ja siis, aga siis tuli see veidrus, et ta oli mingi, valab viskid välja. Nüüd mul on see, et kell on 2 päeva, me pidime randa minema mingi asja. Kas ma viitsin viskit panna kohe. Aga siis ongi nagu see, et väike pressure ka, et okei, me siis paneme viskit, vaata joome. Siis saimegi teada, see on täis halkass. Terve päev, full jooki. Siis läksime järgmisesse kohta, vahuvein kogu aeg libistab oma kaarti. Üli äge, on ju. Siis Tänile seda mingit ägedat asja, on ju. Jah, ma ei tea, mis see on. Tead väga hästi. See, mis sa rääkisid teil Dixiga vahepeal on, et kas šašlik või siis ja siis igatahes et kogu aeg käib, teeb ikka mullid, läheme mingi tekiila ägedasse kohta, söögid, mullid, söögid, joogid, siis meil on ka nagu see KTM, ta nagu surub hullult jooki peale, aga no küll, kui ta maksab, vaata. Siis järgmine päev saatis arve. Ja kõige parem see, et ta saatis nagu, kuna me olime nagu, me olime naisega nagu veits see, et üliveider on nagu kogu aeg tolle tüübi, et ma ei taha nagu no mulle ei meeldi ka see, et siis ma olen nagu mingi tema mingi jünger, vaata, et ta on mingi, kui ma võtan ja siis ma mingi aitäh. Ma ei taha see vend olla ka. Ja siis me mingid korrad võtame eraldi ja proovime eraldi maksta. Aga siis ta sai mingi normi arvest. Äge. Terve päev, kallid joogid. Ei mõelnud ju kordagi. See on küll tikk move. Aga see on tõenäoliselt pohmatööpreka asi, nagu vaatad pangakontot ka, aga kuigi sa oled rikas, siis mingi õiglustunne tuleb järsku, kui mina pidin ostma. Ja kui sa ise surud, kogu aeg võtad jälle jook ja sul jääbki siuke mõne, ju siis ta nagu hostibki meid, mina ei tea. Aga väga naljakas move, mida teha. Et siis arve saata. Meil oli nii lõbus, terve see päev, sa mõtled uskumatu vend. Ja siis lihtsalt vend. Fun has a price to it. Hei, Dan! Niimoodi. Ja ma olin, ma ei tea lõpuni. Meil tuli ta bitt meelde lihtsalt. Pane siit mingisugune äge räpilugu sisse, kus see sõna tuleb. Tuli drogerandre.ee tuur käib. Ütleme siin lõpus, kuhu keegi ei kuule. Kõik on see retention või attention span on, vaata, et kui palju vaadatakse. Okei, see panid tööle lihtsalt. Sellel episoodile 27 minti ju. Average view time 7. Äge. Thanks ja minge vaadake Rogerit.
Jei! aitäh, pohmellikud. pohmellipäev.